aga ma kiirelt palvetan ka. Ja me sulged oma silmad ja Jeesus, me lihtsalt anname kogu selle päeva täna sinu kätte. Me armastame sind, Jeesus, ja me oleme sinu pärast siin. Ma tänan sind, et sina räägid igale inimesele isiklikult siin. Et sina saad sekunditega muuta elusid, nii tänavatel kui ka praegu siin. Jumal, ma tänan sind, et sinu sõna on see, mis lõikab inimestele südamesse. Ma tänan sind ühe värske tule ja ühe põnevuse ja ühe rõõmu eest ja ühe vabaduse eest, mis saab välja valatud, kui me räägime sinust ja sinu evangeeliumist, Jeesus. Tänu sulle sinu ligiolu eest siin paigas. Amen. Aga räägime siis, mis see evangeelium on? Mida Jeesus tegi meie jaoks? Ja ma tahan alustada sellest, et sa kujutaksid koos minuga ette ühte pilti. Kujuta ette, et on Eedeni aed. Kes teab Eedeni aialugu? See on seal Piibli alguses, on ju. Alustame ikka täiesti algusest. Ja kujuta ette, et see on see viljapuuaed. See on kõige ilusam päikseloojang maailmas. Ja see on olnud just kõige ilusam soe suvepäev. Ja sa jalutad seal aias. Ja tead, sa ei ole üksi seal aias. Seal aias on Jumal isiklikult sinuga koos, sinu kõrval. Ja sa jalutad koos Jumalaga seal aias ringi. Sa ütled, hei Jumal, et need viljad siin puude peal on nii maitsvad. Ja sa jalutad seal aias ja sul on lõppematu ligiolu Jumalaga. Sa saad koos temaga aega veeta. Iga sekund oma päevast. Ta on kõik loonud ja valmistanud selleks, et seal koos sinuga elada. Sul on parimad vestlused Jumalaga näost näkku. Suudad seda ette kujutada? Nüüd me teame, et Piibel läheb sealt mõned raamatud ja peatükid edasi ja millegipärast me praegu ei ole seal aias. Ja kui sul on sinu Piibel, siis sa võid selle välja otsida, sul läheb seda vaja täna. Ja me lähme Roomlaste 3. peatükki. Rooma 3 ja 23. Rooma 3:23, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust. See on see, miks me ei ole praegu selles imelises aias näost näkku koos Jumalaga. Me oleme sellest vahetust osadusest ilma jäänud, mööda pannud. Me oleme eksitatud, me oleme uitama läinud selle õige tee pealt. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust, sellest vahetust ligiolust. Aga see ei lõppe seal. Kui me loeme edasi, ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Me jäime ilma millestki, sellest Jumala auhiilgusest. Ja siis Jumal on nii armuline, et ta ei jätnud meid sinna. Teate mis? Seal on üks mees. Seal on üks mees, kelle nimi on Jeesus. Jumala poeg. Kui suur on see armastus, et sa annad oma poja. Ja ma tean, see on meie kristluse nii-öelda kõige nagu baasasi üldse, see on see vundament, me teame seda, aga ma tahan selle meelega niimoodi välja tuua, et sa võiksid mõista seda.
Ja lähme Jesaja 53. peatükki. Jesaja 53:3. Sest mina ise kasvasin üles kristlikus peres ja ma teadsin lapsepõlvest peale neid lugusid, et jaa, Jeesus suri ristil minu eest, Jumal on hea ja nii edasi, aga see oli minu jaoks nagu muinasjutt või selline, et ma tean seda lugu, aga ma ei saanud sellest aru. Ja see hetk, kui ma sain aru sellest päriselt ja see jõudis mu südamesse, see muutis mu elu totaalselt. Ja kui me loeme Jesaja 53:3-12, mida Jeesus päriselt tegi meie eest oma armastuses. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, et kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süü ohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani. Ja ta arvati üleastujate hulka, tema aga kandis paljude patu ja seisis üleastujate eest. Kas see pole mitte imeline, et meie kuningate kuningas alandas ennast nagu tall? Temast sai see täiuslik ohver. Karistus, mis oleks pidanud kuuluma meile, selle sama risti peal. Need ei ole meie, kes seal surid, see oli Jeesus. Tema veri valati. Ja teate mis, mul on rõõmusõnum. Sest evangeelium on ju rõõmusõnum, jah? On see nii? Ta ei jäänud sinna hauda. Jeesus ei jäänud sinna hauda, vaid ta võitis ära surma. Hakkab sulle see vaikselt kohale jõudma, kuhu ma tüürin selle jutuga, jah? Ta võttis meie karistuse ja meie patu, et meie võiksime olla rõõmsad, et meie võiksime elada rahus. Kui suur on see armastus, et seal on üks mees, kes võttis sinu ja minu koha. Ta viidi Rooma aja kõige hullemasse surma. Ta oli täiesti puhas, täiesti süüta, alanduste ja hukkamõistu keskel. Ta jättis oma reputatsiooni, oma tahte, sellepärast, et ta sind armastas. Ja tead, kujutame korraks veel ühte pilti ette. Kujuta ette, et maakera peal elad ainult sina, ainsa inimesena maailmas.
ja Jumal oleks ikkagi oma poja saatnud. Mitte ühtegi teist inimest ei oleks maa peal. Ta tegi seda sinu eest. Igaühe meie eest. Jeesus taastas meid suhtesse isaga. See on see Eedeni aed, millest ma alguses rääkisin. Meid on sinna taastatud. Meil on jälle iga päev võimalus astuda Jumala ligiollu. See pole mitte imeline. See oli Jumala plaan, et koos meiega aega veeta. Me oleme loodud selleks, et Jumalaga aega veeta. Ja see, et me saame Jumala ligiollu taastatud, see on ainult üks aspekt päästest, aga seal on nii palju rohkem. Seal on tervis, seal on vabadus, seal on rõõm, seal on rahu. On sul hea meel, et me oleme päästetud? On sul hea meel, et me oleme päästetud? Jah? Ma ei tea, iga kord, kui mina räägin sellest, mida Jeesus on teinud, siis kuidagi nagu naeratus tuleb näole ja kuidagi rõõm tuleb mu sisse. Sest ma saan aru, et ma ei pea kannatama. Jeesus tegi seda minu eest. Nüüd lähme tagasi Piiblisse ja vaatame edasi. 1. Timoteuse 2. peatükk. 1. Timoteuse 2 ja 3. Nüüd see on hästi hea, kui me ise juba saame aru, et me oleme päästetud. See on imeline, see on vapustav, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Aga nüüd, kui me loeme siit, siis 1. Timoteuse 2.3. See on hea ja meeldiv Jumala meie pääste silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. See on Jumala tahe, et kõik inimesed pääseksid. Kõik inimesed. Mis see tähendab? Et ainult need pühad, kes praegu siin kirikusaalis viibivad, me oleme päästetud, meil on okei, aga tore, sinna see jääb. Kui see on Jumala tahe, et kõik inimesed pääseksid, et kõik inimesed kuuleksid Jeesusest ja teeksid selle valiku. Nüüd vaatame roomlaste 10. peatüki. Rooma 10 ja 13. Rooma 10.13, sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, keda nad ei ole kuulnud? Kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Nüüd võib-olla sa juba mõistad, kuhu ma sihin selle jutuga. Et mis koolitus meil täna hommikul siin oligi? Evangelismi koolitus. Ahaa, kuidas nad kuulevad ilma kuulutajata? Kui me just lugesime, see on Jumala tahe, et kõik inimesed pääseksid. Kuidas nad kuulevad? See on see koht, kus sina ja mina tuleme mängu. Jumal pakkus meile lahenduse, hüüda appi issanda nime. Kuidas nad jõuavad selle lahenduseni, kui nad ei ole kuulnud? Seal väljas on inimesed, kellel ei ole õrna aimugi, kui hea on Jeesus. Nad ei tea sellest mitte midagi. Nad on depressioonis, sõltuvustes, haigustes, kõikvõimalikes situatsioonides, kannatavad valu ja hävituse keskel.
ja nad ei tea isegi, et seal on lootus. Jumal tahab kasutada sind, et jõuda nendeni seal väljas. Nüüd, meie töö on välja astuda, on ju, ükskõik kui hirmus see ei tundu. Aga ainult Jeesus saab päästa. Mina ei saa mitte kedagi päästa. Isegi pastorid ei saa mitte kedagi päästa. Isegi preestrid ja pühakud ei saa mitte kedagi päästa. Aga seal on üks mees. Jeesus saab päästa. Ja püha vaim on kõige parem evangelist üldse ja ta juhuslikult elab meie sees. Ja ta vajab sõnakuulelikke inimesi. Vaatame veel ühe kirjakoha. Roomlaste 1. peatükis. Rooma 1:16. Rooma 1:16. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks. Iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. See on Jumala vägi päästeks iga ühele. Nüüd, sa ei saa jagada kellelegi teisele midagi, mida sa ise ei usu. Tundub loogiline. Ja mina pikka aega arvasin, et kuidas see on võimalik? Kuidas see on võimalik, et ma peatan tänaval võõra inimese ja ma räägin temaga 5 minutit ja ta tahab kogu oma elu ümber keerata pärast seda vestlust. Ma mõtlesin, see ei ole võimalik. Kuidas see toimib? See on nagu mingi luuletus, mille ma olen pähe õppinud, et läbin need punktid, kõik, ja siis see ei olnud loogiline mu jaoks. Aga kui ma sain aru, et evangeeliumis on vägi, selles on vägi, et kui mina räägin kellegagi, kes kuuleb Jeesusest, siis püha vaim tema sees teeb tööd samal ajal. See on evangeeliumi vägi, mis muudab nende totaalselt elu pea peale. Mina ei saa midagi teha, püha vaim ja see vägi. Ja tead, see on nii põnev, kui sa lähed, sa kunagi ei tea, mis seal juhtuda võib, milline vestlus sind ees ootab, aga kui sa näed oma silmade ees, kuidas kellegi elu muutub, sellest vägevamat asja ma ei ole veel näinud. Sest ma ei häbene evangeeliumi. Kujuta ette, et evangeelium on nagu 1 000 000 eurot, et sul juhuslikult on taskus 1 000 000 eurot ja sa lihtsalt pakud seda kellelegi. Oleks sul piinlik selle pärast, et hei, kuule, et mul siin taskus nagu natukene on seda raha hästi palju, et äkki sa võib-olla tahad ka seda saada. Hei, sa oled nagu, hei, mul on siin 1 000 000 eurot üle, et ma lihtsalt annan selle sulle praegu. Ja kui ta ütleb, ei, ma ei taha seda, siis sa lähed ise selle 1 000 000 koju tagasi. See ei ole ka ju halb nagu. Aga kui ta võtab selle vastu, sa saad õnnistada kedagi. Meil on parim sõnum maailmas. Meil on rõõmu sõnum. Ja tead, ühe asja, mis totaalselt ka muutis minu jaoks, minu mõtteviisi sellest, kuidas ma evangelismi suhtun, on see, et iga kord, kui ma läksin tänavale, võib-olla mul oli kõige hullem päev koolis või kõige hullem tööpäev või mis iganes, kõik asjad läksid valesti. Ja sama hetk, kui ma näen, et keegi otsustab oma elu ümber pöörata, kuidagi ei tulegi meelde, et mis mul seal hommikul juhtus. Täiesti meelest läinud minu enda probleemid muutuvad nii tühiseks, sest keegi on just teinud valiku Jeesuse kasuks. Sellist kaifi ei saa mitte kuskilt. Nüüd ma tahan minna praktiliseks
kui sa veel ei ole oma märkmikut üles leidnud, siis nüüd ma julgustan seda kindlasti üles otsima ja märkmeid tegema. Sest et kohe ma annan väga praktilised need tööriistad, mida siis päriselt öelda inimestele tänaval, et see vägi saaks avaldada. Ja kõigepealt ma tahan öelda, mis ei peaks olema need põhjused, miks me evangeeliumi kuulutame. Ehk me ei peaks seda tegema selleks, et saada linnukest kuskile oma tabelisse kirja, et vot siit loen kõik need numbrid kokku, et mul oleks võimalikult suur numbrite pagas, et oleks hullult äge. Nüüd samamoodi me ei peaks seda tegema Jumala või inimeste heakskiidu väljateenimiseks, süütundest või vastumeelsest kohusetundest. Ja statistika näitab, et rahvusvaheliselt 95% usklikest ei jaga oma usku aktiivselt. Ja kõige levinuvad põhjused, miks nad seda ei tee, on, et nad kardavad, neil on hirm, nad kardavad, mida teised võivad arvata, või siis, et nad ei tea, mida öelda. Ja need 5%, kes jagavad, suurem osa neist on olnud usus vähem kui 2 aastat. See on nende siiras esimene armastus Jumala vastu. Nüüd, kui me ei tee seda süütundest ja kohusetundest, vaid see saab päriselt osaks meie elust, et see ei ole ainult ühekordne aktsioon, et nüüd võtan ette ja teen selle missiooni ära ja siis lähen oma tavaelu juurde tagasi. Ei, see saab osaks meie elust. Vahel evangeeliumi kuulutamine on nagu külvamine. Et sa lihtsalt jagad ja võib-olla sa ei näe kohe vilja. Aga edu on selles, et sa külvad, sa oled külvaja. Näiteks kohe jagan ühe tunnistuse, mis juhtus Paides mõned nädalad tagasi. Läksime ka evangeeliumi kuulutama, aga sattusime realiseerimiskeskusesse. Ja tegime seal mõned ostud ja lihtsalt kuidagi niimoodi muu hulgas hakkasime selle kassapidajaga rääkima. Et kas on, ma ei tea, laupäeva õhtu oli, et laupäeva õhtul on pidu ka või et tal seal diskomuusika juba käis. Ja räägime temaga juttu ja ma küsin, et kas keegi on teile kunagi öelnud, et Jeesus armastab teid ja tal on hea plaan teie elu jaoks. Ja ta nagu läheb särama ja mõtleb, et ei, niimoodi ei olegi vist keegi kunagi mulle öelnud. Ja ta nagu mõistis selles hetkes ja me saime nagu külvata seda armastust. Ja me läksime sealt poest välja, mõtlesime, et okei, me ei jõudnud isegi tervet evangeeliumi jagada, nagu tundus, et ei olnud päris see. Siis mõned nädalad hiljem ma sattusin sellesse samasse Paide realiseerimiskeskusesse juhuslikult ja lähen seal kassasse ja üldse ei mõtle selle peale ja vaatan, see sama kassapidaja on seal. Ja mina ei tundnud teda alguses ära, aga tema tundis juba minu ära ja ütles, oi, tere! Enne seda ta oli nagu täiesti oma asja juures ja ta läks särama, ta nägu läks särama, ta oli, oi, uued ostud, tere, nii tore, Ta oli pihta saanud millegagi, Jumala armastusega. Võib-olla see ei olnud täis evangeelium, aga me saime külvata midagi. Nüüd samamoodi kevadel olime Raekoja platsis õhtul ja me peatasime 4 tüdrukut, kes olid sellise nii-öelda kunstilise punkariliku välimusega ja me rääkisime nendega ja alguses neil oli nagu selline nii-öelda hoiak meie suhtes, et veider, proovisime neile jagada evangeeliumi ja nad nagu kuulavad, aga neid ei huvita. Ja siis üks mu sõbranna küsib, et ega teil ei ole mingit valu või et kas me saame palvetada millegi eest. Ja ühel tüdrukul oli puusavalu ja seal samas palvetasime tema eest
ja ta hakkab liigutama oma jalga. Ja ta on mingi, mis juhtus? Mul seda valu ei ole enam. Ja siis teised, neid oli 4 tükki. Need teised 3 tüdrukut, sa teed nalja praegu, et sul on nagu, mis asja? Ja siis see tüdruk on ise täiesti hämmingus, ta mingi, mul ei valuta praegu enam üldse puus nagu. Ja need teised oli mingi, okei, nad ei saanud nagu midagi aru. Aga lõpuks me saime nende iga ühe eest palvetada ja nad iga üks said täiega puudutatud. Üks neist hakkas nutma, keegi koges midagi, rahu tuli nende üle. Me saime jälle külvata. Nüüd ma jagan veel tunnistusi, sest need on nii põnevad. Ärka Eesti raames, näiteks Viljandis, peatasin 2 tüdrukut ja nad kuulasid terve evangeeliumi ära, olid ülipuudutatud ja ma küsisin, hei, kas te tahate täna selle otsuse teha? Võtta Jeesus vastu. Ja nad ütlesid, jaa, ma tahan. Ja seal samas me tegime nendega päästepalve. Ja kui ma küsisin, et hei, kas me võiksime ühendusse jääda, et te võiksite kogudusse jõuda ja päriselt nagu vaimulikult kasvada, siis nad ütlesid, et me teame, kuhu minna, mu ema on kristlane. Samasugune lugu Tallinnas, Ärka Tallinn, peatasime ühe noormehe, sama asi juhtub, jagame evangeeliumi, ta tahab täna selle otsuse teha, saab päästetud, küsin, et hei, et kas me võiksime ühendusse jääda. Ja ta ütleb, jaa, mu ema käib kirikus, ma tean, ma lähen sinna samma kohta. Ja lisaks veel, neid lugusid on mitmeid. Aga need inimesed, need noored on olnud inimesed, kelle eest nende vanemad või vanavanemad on aastaid palvetanud. Ja see on meie eesõigus olla kellegi palve vastus. Meie töö on minna ja kuulutada. Samamoodi mul oli üks juhus, kus ma rääkisin ühe vanema naisterahvaga ja ta ütleb, hakkan taga evangeeliumist rääkima ja ta ütleb, et jaa, ma olen kuulnud seda ja jõuan selle kohani, et patt lahutab meid Jumalast. Ja ütleb, jaa, ma olen seda kuulnud, aga keegi ei seleta mulle kunagi, et mis see patt on. Ma ei saa sellest aru. Ja siis ma selgitasin talle hästi lihtsate näidetega, et mis see patt siis on. Ja ta sai sellest aru ja ta otsustas seal samas, et okei, ma tahan Jumalaga asjad korda panna. Ehk need on inimeste vanavanemad, inimeste pojad ja tütred, kes meie läbi võivad saada päästetud. Kujuta ette nende emade südameid, kelle lapsed tulevad koju. Hei ema, ma sain päästetud tänaval, juhuslikult. See juhtus täna. See on meie eesõigus olla kellegi palve vastus. Ja nüüd läheme hästi praktiliseks. Ma usun, et teil saavad olema samasugused põnevad ja veel põnevamad lood, mis teil tänaval kõik hakkavad juhtuma. Aga millest evangeelium koosneb? Meil on probleem, lahendus, rakendus. Mis on probleem? Inimene on Jumalast eemaldunud, katki, hävitab ennast, on kiirteel igavesse hukatusse. Inimese tegelik olukord on meile heitlik. Mis on lahendus? Jeesuse ristisurm. Jumala armastus. Ja mis on rakendus? Kes tunnistab oma patusust ja pöördub Jeesuse poole, hüüab appi Jeesuse nime, päästetakse. Sest miks peaks keegi ravimit tahtma, kui ta ei tea, et ta on haige? Sellepärast on oluline selgitada, mis inimesega tegelikult toimub. Tegelikult ta teel põrgusse. Nüüd evangeeliumi ABC. Ehk esimene A. Evangeelium koosneb taevas ja põrgu. B. Patt ja lunastus. Ja C. Meeleparandus ja usk. Ja kordan üle. Taevas ja põrgu, patt ja lunastus, meeleparandus ja usk.
evangeeliumil on alati vastus. Paranda meelt ja usu. Nüüd vahel meil tuleb olla leidlik ja selgitada inimestele, mis see meeleparandus on. Sest et me ei kutsu inimesi lihtsalt hakkama headeks inimesteks ja et käituge natuke paremini ja siis teil läheb elu ka natuke paremini võib-olla. Me kutsume neid radikaalselt pöörduma Jeesuse poole. Et kui sinu tee läheb hetkel kiirteel otse hukatusse, siis selles hetkes, kus sa ütled jah Jeesusele, sa pöördud täielikult ja hakkad kõndima Jeesuse poole. Vahel tuleb olla leidlik ja seda ka tänaval näiteks niimoodi näidata. See on meeleparandus. Mida radikaalsemat evangeeliumi sa kuulutad, seda radikaalsemad usklikud sellest sünnivad. Ja samamoodi evangeeliumist ei saa midagi ära jätta või sellele lisada. Seda ei saa kuidagi paremaks teha. See ongi see. Kui sa proovid evangeeliumi paremaks teha, sa ütled, et Jeesuse ristisurm ei olnud piisav. Aga see oli piisav. Nüüd võtame kõik oma käe, 5 sõrme. Nüüd jätka hoolega meelde. Number 1. Jumal armastab sind. Ütleme koos. Jumal armastab sind. Number 2. Patt lahutab sind Jumalast. Number 3. Jeesus suri sinu pattude eest risti peal. Number 4. Jeesus tõusis surnust ülesse. Number 5. Paranda meelt, pöördu oma patust Jeesuse poole. Nii, kordan üle, et te saaksite selle kirja panna, sest see on kõige olulisem üldse. Kui teil midagi meelde jääb, siis jätke see meelde näiteks. Number 1. Jumal armastab sind. Jumal armastab sind. 2. Patt lahutab sind Jumalast. Patt lahutab sind Jumalast. Number 3. Jeesus suri sinu pattude eest risti peal. Jeesus suri sinu pattude eest risti peal. Number 4. Jeesus tõusis surnust üles, võites surma ära surmaga. Jeesus tõusis surnust üles. Number 5. Paranda meelt. Pöördu oma patust Jeesuse poole. Nüüd, kui sa mainid neid 5 punkti, siis see ongi täis evangeelium. Lihtne. Loogiline. Igaüks saab sellega hakkama. Ka kõige suurem introvert. Nüüd ma annan ühe eriti olulise nipi kohe veel. Sest et hästi palju küsitakse, et okei, ma tean evangeeliumit, aga kuidas ma vestlust alustan? See on nagu tuumateadus vahest tundub. Kõige olulisem nipp üldse. Olete valmis kirja panema? Naerata. Sest et see teeb asja palju paremaks. Nagu ma enne rääkisin, et mulle meeldib näiteks kasutada lauset, et kas keegi on teile kunagi öelnud, et Jeesus armastab teid ja tal on hea plaan teie jaoks? Või teine, mis mulle ka meeldib kasutada, on, kas te olete kunagi mõelnud, et kui te peaksite täna surema, mis saab edasi? Ja miks mulle meeldib küsimuse vormis neid asju alustada, on see, et siis ma ei lähe oma luuletust ja punkte läbima, vaid ma saan juba tema vastusest teada, kui palju ta teab, mida ta sellest arvab ja ma oskan nagu ennast häälestada. Või siis on ka loovaid lähenemisi, nagu ma rääkisin sellest burgerist, et mis on 10 korda parem kui see burger, mis sa sööd. Tegelikult vahet ei ole, kuidas sa alustad, kui sa jõuad nende 5 punktini ja ta annab oma elu Jeesusele, siis teil mõlemal on meelest läinud, mis sa esimese lausena ütlesid. Nii et
vestluse alustamine ei ole tuumateadus. Võid öelda näiteks tere. Jaa, see on lihtne. Evangeelium on lihtne. See ei ole tuumateadus. Ja nüüd ma tahan lihtsalt anda mõned asjad, mida ei peaks tegema, mida võib-olla vältida. Näiteks, kui räägite kellegagi ja ta ütleb, et ei, ma ei ole üldse huvitatud ja te saate aru, et ta ei soovi teiega rohkem vestelda, siis me ei lähe talle koos piibli ja kõigega nagu järele jooksma, et ei, sina seal ja nii edasi, et üritate ta veel kinni nabida ja nii edasi. See ei ole väga hea mõte, mida teha. Siis näiteks samuti ei ole mõistlik võtta terve oma piibel läbi ja alustada algusest, alustada nii, nagu mina alustasin maailma loomisest, ja siis nimetad ära kõik loomad, mis loodi, ja siis jõuad võib-olla, Moosese jõuad läbi, siis lähed edasi ja lõpetad ilmutuse raamatus ja hakkad kõikidest draakonitest ja lohedest rääkima. Ma kahtlen, et sa seda jõuaksid üldse tänaval teha, nii et hoiame asja nagu fokusseeritud ja kompaktse. Ja väga oluline, kasutada sõnavara, millest inimesed tänaval saavad aru. Näiteks, et sa ei hakka kellelegi rääkima, et jaa, sa pead talle veres pestud saama ja siis sa saad õigeks ja nii edasi. Või siis, et hakkad õliga võidmisest rääkima või millest iganes veel. Inimesed ei pruugi seda mõista nii, nagu meie siin kirikus aru saame. Või siis pöörduda kellegi poole, et hei, sina patukott, sina igavene, selline ja selline. Ei ole ka võib-olla parim viis, kuidas läheneda. Kas sa tunned, et selline rõõm juba täitis sind, et kuulutada evangeeliumit? Jah, ei, võib-olla. Ma nägin ühtegi, et üks mees oli vähemalt õnnelik. Usun, et sul tuleb hea päev, Kaarel. Aga me nüüd läheme natukene selliste evangeeliumi lisandite juurde. Kõik, kuidas jagada prohvetlikku sõna, kuidas palvetada haigete eest, kuidas ajada välja kurja vaimu, kõik siuke lõbus pool. Aga enne kui ma sellesse lähen, siis ma tahan jagada seda, et need kõik on väga lahedad, mida ma teile hakkan jagama. Need on nagu võtmed, mis justkui avavad inimeste südameid tihtipeale. Aga lõppude lõpuks sul võib olla prohvetlik sõna ja sa jagad seda ja selleks nagu täiesti mööda. Või siis sa palvetad haige eest juba 15 korda ja ta ikka ei saa terveks ja see on nagu, et ma isegi ei taha enam palvetada nagu. Ma ei tea, mis see teine inimene juba tunneb. Ja et sul enda tunnistust jagades läheb ka meelest ära, milles sa üldse läbi läksid. Et nagu kõik läks nii kraavi, kui vähegi kraavi minna andis. Siis mäleta ühte asja. Roomlaste 1.16. Evangeelium on Jumala vägi päästeks. Kui me jagame evangeeliumit, siis see on see, mis toob inimesed päästele. Nii nagu 4 pühipäeval Apostel Peetrus tõusis püsti ja ta hakkas kuulutama Jeesust, ütles, et Jeesus, kelle teie risti lõite, ta tõusis üles ja meie oleme tema tunnistajad. Ja kui inimesed kuulsid seda, see lõikas neile südamesse. Ja selle peale nad küsisid, mida me peame tegema? Evangeeliumis on see vägi. Ja mida lihtsamad me oleme selles, et seda uskuda, seda lihtsam on meie elu, et jagada evangeeliumit ja üldse näha, et inimesed tuleksid ja võtaks Jeesus vastu. Amen. No nii, hakkame vaikselt ärkama. Ja nagu Elisabeth mainis, et me nagu külvame seemneid. See võtab seda koormat ära meie pealt, et et ma lähen täna tänavatele, ma tahan näha, et vähemalt 10 inimest annaks elu Jeesusele. No see on suht hea nagu eesmärk. Ma olen ka niimoodi läinud tänavatele, aga see tuleb tagasi, et täiega nõme nagu, ma nägin ainult 9 inimest andmas elu Jeesusele. Me ei lähe kunagi sinna tagasi nagu. Ja see on nagu kõige rämedam vale saatanalt tegelikult. Sa nägid 9 inimest andmas elu Jeesusele, nagu 9 inimest vähem põrgus ja rohkem taevas. Nagu terve taevas rõõmustab, kui 1 inimene annab elu Jeesusele. Mis selle 9-ga veel toimub nagu? Aga et kui me mõtleme selliselt, et okei, ma lihtsalt lähen ja jagan Jeesusest inimestele. Võib-olla mitte keegi ei anna oma elu Jeesusele, aga 13 inimest kuulsid Jeesusest.
Jumal tänatud, nagu neil on seemned istutatud, küll keegi teine läheb jagab veel, noh. Ja see tuletab mulle meelde ühte lugu Saksamaalt. Me tegime sarnast treeningut ühele kogudusele Saksamaal. Reedel tulime kokku, ülistasime, andsime värskelt oma elu, nagu alistasime Jumalale. Saime värskelt täidetud Jumalaga. Ja siis laupäeval oli evangelismi koolitus ja me läksime tänavatele. Ja see oli sellise järve ääres, siuke linnakene, siuke suvepäev, õues on 30 kraadi. Me läksime sinna mere äärde, sinna parki või selle järve äärde. Ja siis seal istus üks mees pargipingi peal, siis ta vaatab seda järve ja naudib ilme ja taustal on Alpi mäestik ja siuke ilus paik, noh. Ja ei kuskilt tulevad 2 kristlast ja küsivad selle mehe käest, et kuule, kas sa oled kunagi kuulnud, et Jeesus armastab sind? Et kuule, käi kuu peale oma Jeesusega, ma ei taha midagi kuulda nagu. Okei, Jumala õnnistagu sind, tšau. Läksid minema. Natukese aja pärast tulid järgmised 2 kristlast. Nad küsivad, et kas sa oled kuulnud, et Jeesus armastab sind? Et okei, mida sa tahad oma Jeesusega? Räägi oma asi ära. Räägi, et patt on lahutanud meid Jumalast ja et Jeesus on tulnud, et lepitada meid Jumalaga ja et kui sa võtad Jeesuse vastu, sa pöördud ära oma patust, pöördud Jumala poole, siis sa saad igavese elu temaga. Sa saad suhte Jumalaga. Et ja, ei huvita nagu, mine minema. Läheb seal jälle 10 minutit mööda ja tuleb järgmine grupp. 2 tulevad sinna ja küsivad, kuule, kas sa oled kuulnud, et Jeesus armastab sind? Ja ta on et okei, ma saan aru, Jeesus on mul jälil, ma tahan Jeesust vastu võtta. Et see on täpselt seesama, et need kõik grupid käisid ja külvasid ja siis lõpuks see oli valmis ja see oli lihtsalt õun, mille sa pidid püüdma kinni sealt õuna poolt nagu. Nii lihtne see ongi. Tänu Jeesus. Aga üks selline lahe asi, mida kasutada, on isiklik tunnistus evangeeliumi jagamisel. Teate, ma ei tea paljude inimestega tänavatel rääkinud, aga ma olen seda aktiivselt teinud juba, ma ei tea, mitu aastat. Ja ma olen näinud igasuguseid inimesi. Ja kõige naljakamad on need, kes on mingi 3 doktorikraadiga, kes on mingid täielikud ateistid ja nad tahavad lihtsalt vaielda kõige üle, mida sa räägid nagu. Absoluutselt kõige üle. No kuidas on võimalik, et mingi vend tõuseb surnust välja? No see ei ole võimalik, noh. No loogiliselt mõistes ei olegi, aga Jumala jaoks on kõik võimalik, et selles ongi see point. Aga on üks asi, millele nad ei saa vastu vaielda. See on sinu tunnistus. See on see, mida Jumal on teinud sinu elus. Sest nemad ei olnud seal sinu magamistoas, kui sa kogesid Jumalat. Keegi ei saa ära võtta seda kogemust sinult, mis sinul on Jumalaga. Ja nüüd siin on 2 sorti inimesi. On need, nagu mina, kes on kasvanud üles kuskil täielikus ateistlikus perekonnas, kes ei usu Jumalat, kes tegid kõik enda äraarvamise järgi ja siis ühel päeval kogesid Jumalat ja kõik muutus 180 kraadi ja nüüd on nagu, wow, mis maailm see on. Ja need on üldiselt, mida me loeme nagu vägevateks tunnistusteks, et kes oli, ma ei tea, kui kõva gängster istus 10 aastat vanglas, sest ta smuugeldas midagi, mida iganes ja siis vanglas Jeesus kõndis ta tuppa ja ütles, et mina olen tee, tõde ja elu ja pum, shakalaka ja mida iganes valgus tuli. Aga siis on ka need tunnistused, kus sa oled terve elu olnud kristlane, sa ei ole mitte kunagi Jumala teelt eemale kõndinud, aga sa oled tundnud Jumalat terve oma elu. Ja minu arvates, see on nüüd minu arvamus, need tunnistused on palju vägevamad kui need gängsterid, kes kogesid Jumalat, sest sa oled kasvanud üles kristlikus perekonnas, sa oled tundnud Jumalat terve oma elu. Nagu mõtle, sa oled kogenud seda eluallikat 3-aastasest saadik ja sa pole kunagi pidanud minema sellesse maailma otsima, mis see elu mõte on. Sa oled seda kogu aeg teadnud, sellega kogu aeg käinud. Vahet pole, kumba kategooriasse sa lähed, su tunnistus on võimas. Sinu tunnistuses on vägi. Amen. Amen. Okei, ma tahan sulle anda 3 küsimust, mille järgi sa saad jagada enda tunnistust. Esimene küsimus. Kas sa oled valmis kirjutama? Ja. Esimene küsimus. Elu enne Jeesust. Ehk siis sinu elu enne Jeesust. Enne kui Jeesus tuli. Sinu elu. Nüüd see on see koht,
kus me kirjeldame, kuidas oli meie elu enne, kui me hakkasime Jeesusega kõndima. Nüüd, kui sa oled nii nagu mina, siis see on see koht, kus sa kirjeldad, mis võib-olla sõltuvused sul olid. No põhimõtteliselt see pool, et millest kõigest sa läbi läksid ja kui eemal sa olid Jumalast. Mitte nüüd selle pilguga, et vaata, kui kõva gängster ma olin, vaid sellega, et vaata, mida saatan tegi minu elus. Et me ei taha üles tõsta seda saatana tööd meie elus, et et ma olin nii kõva vend, et ma smuugeldasin nii palju narkootikume ja ma istusin 10 aastat vanglas ja ma seal peksin ka kõik läbi. No see ei ole selle jutu põhipoint, on ju. Et sa nagu mainid neid punkte, kui sul oli mingi sõltuvus või mingid asjad, millest sa läksid läbi, et sa tood need esile. Aga et see ei ole see, mille üle sa peaks uhkust tundma, vaid see on see, et vaata, mida vaenlane tegi minu elus. Nüüd, kui sa oled selles kategoorias, et sa oled terve elu olnud kristlane, sa ei ole mitte kunagi isegi valetanud, sa ei ole mõelnud isegi oma naabrile lõuga panna, mis iganes, siis ikkagi on hetk sinu elus, kus sinu vanemate jumalast sai sinu jumal. Alguses sa teadsid, et okei, jumal on olemas, sest mu isa ja ema usuvad. Aga sul on mingi hetk, kus sa oled nagu, et Jeesus on minu jumal, mina tunnen Jeesust. Mis iganes vanuses see siis on. Ehk siis elu enne Jeesust on see hetk, kus me kogeme Jumalat ja nüüd sinu elu enne seda. Vahet pole siis, kus kategoorias sa oled, okei? Kas see tundub loogiline? Okay. Ma pole pikalt eesti keeles jutlustanud, ma olen kuskil üle maailma igal pool olnud, et siis mul endal natuke võib-olla sassis need mõtted. Aga igatahes, teine küsimus. Kuidas sa kohtusid Jeesusega? Kuidas sa kohtusid Jeesusega? Või kuidas Jeesus tuli sinu ellu? Nüüd, see on jälle selline, et kõikidel on oma lugu, oma protsess, kellel oli, ma ei tea, minul ei ole näiteks keegi tänaval tulnud evangeeliumi kuulutama. Minu eest on üks moslem palvetanud, ja see oli sellepärast, ma tahtsin tema eest palvetada, siis ta oli nagu, et kui mina võin sinu eest palvetada, siis ma midagi ennast, ma olin nagu, sobib, ma palvetasin tema eest ja ta palvetas minu eest. Aga see oli ka kõik. Kellel on siis kogemus sellega, et ma ei tea, keegi on tulnud sulle tänaval kuulutama või siis sa nägid internetis teenistust või siis sul oli mingisugune narkootikumid üledoos ja sa nägid Jeesust, mis iganes, nagu see on see koht, kus sa kogesid Jeesust, sa nagu oled, vau, Jeesus, ülikõva. Ma tahan sinuga asjad korda saada. Ja siis see on see koht, kus sa jälle nagu saad kirjeldada seda näiteks, mida sa kogesid, mida sa tundsid. Näiteks minul oli minu enda magamistoas, ma vaatasin internetis teenistust ja ma ei mäleta mitte midagi, mis nad laulsid või mida nad jutlustasid seal. Aga lõpus see pastor ütles, et kui sa tahad Jeesust täna vastu võtta, siis palveta see palve minuga. Mul olid seal mingid eelnevad kogemused unenägude kaudu ja nii edasi, et ma nagu sain aru, et okei, see hetk on nagu Jumalast. Ja kui ma palvetasin seda palvet, siis ma kogesin nagu mingi soe jõgi oleks täitud mind. Mingi üleloomulik rahu ja armastus ja rõõm lihtsalt täitis, mis soojust tuli minu sisse. Ma nagu, vau, ma seda terve elu otsinud, nagu, kust kohast see tuleb praegu. Ja nagu ma vaatan enda magamistoas ringi, ma näen, ma olen üksinda siin, nagu füüsiliselt ma olen üksinda, aga ma tunnen, keegi seisab siin ja see rõõm, see rahu tuleb sellest inimesest ja ma sain aru, et see on Jeesus, sest ma palvetasin Jeesuse poole. See oli see hetk, kus ma kogesin Jeesust, kogesin Jumalat ja see oli see hetk, kus kõik muutus. Halleluuja. Ja see toob meid kolmanda punktini, kolmanda küsimuseni. Kuidas on su elu nüüd? Elu koos Jeesusega. Et see oli see punkt, kohtumine Jeesusega, mis muutis sinu elu. Ja nüüd sa hakkasid kõndima sellel teisel rajal, sa hakkasid kõndima koos Jeesusega, valguse poole, eemal sellest pimedusest. Ja see on jälle siuke koht, kus kui sa enne olid mingi täielik gängster, siis nüüd, kuidas sa ei ole enam täielik gängster. Või kui sul enne oli depressioon, siis kuidas sul nüüd on rõõm. Kui sul enne oli ärevus, siis nüüd sul on rahu. Et sa tood selle nagu, mis see eestikeelne sõna oleks, paralleeli näiteks. Ja,
et sa nagu lood sellise pildi, sa nagu kirjeldad pilti nagu enda elust, et enne oli sihuke paha ja nüüd Jeesus tegi kõik heaks. Näiteks minu elu oli täis ärevust ja depressiooni enne, kui ma kogesin Jeesust. Aga selles hetkes, kus ma ta vastu võtsin, see rõõm ja rahu täitis mind ja see pole kunagi ära kadunud. Ma olen käinud Ukrainas eelmisel aastal sellises linnas nagu Kherson, mis sellel ajal oli, ma ei tea, kuidas seal nüüd on, aga et sellel ajal see oli Ukraina ja Venemaa sõja eesliinil, nii et see linn oli pooleks jaotatud Vene ja Ukraina sõdurite vahel. Nii et iga hommikust õhtuni, õhtust hommikuni suurtüki pommid lendasid sinna linna sisse. Mina ja mu paar sõpra, me läksime sinna, sest me tundsime, et Jumal juhtis meid sinna ja nagu loogiliselt mõeldes, see ei ole üldse loogiline, et minna sellisesse kohta, nagu, et seal on nagu surm, seal on nagu täielik pimedus ootamas. Aga kui ma olen seal, ma lihtsalt tunnen nagu täieliku rahu. Nagu, et see ei ole minust nagu. Tean, see on Jumalast. See rahu ei ole kuhugi kadunud, see nagu käib koos minuga, isegi sellistes täiesti ekstreemkohtades. See rahu on minuga. Ma tean, see on Jumalast. Ja ka enne Jeesust mul seda ei olnud. See on see pilt, mida ma saan nagu esile tuua enda elust. Okei. Kas te saite need küsimused kirja, need 3 küsimust? Ehk siis elu enne Jeesust, kohtumine Jeesusega ja kuidas on sinu elu nüüd? See on üks kõige vägevamaid asju, mida kasutada tänava evangelismis või siis, kui sa räägid oma sõpradele, tuttavatele, perekonnale, kus iganes. Isegi kui sa jutlustad kuskilt lavalt, ma ei tea, kui mitme 1000 inimesele. See on midagi, mis toimus sinu elus ja selles on nii tohutu vägi. Sa saad sellega esitleda evangeeliumit, et näed, et alguses oli probleem, siis Jeesus tõi lahenduse. See ongi evangeelium, et meil on kõigil probleem, meil on patt, aga Jeesus tõi selle lahenduse. Ja siis on see kutse, et mida sa sellega peale hakkad. Okei, ma tegelikult võtaksin paar minutit, et te saaksite seda samamoodi katsetada. Ma tean, te ei ole midagi maha kirjutanud, aga lihtsalt nende küsimuste põhjal tehke lühitunnistus. Jagage oma naabrile taas mingi 5 minutit. Okei, liigume edasi sellise asja juurde nagu Jumala hääle kuulmine. Nüüd, see on selles võtmes, et ma olen tänaval või koguduses või kus iganes. Mul on võimalus jagada inimestele Jumalast või teenida inimesi, see oleks võib-olla lihtsam öelda. Ja sul on nagu selline, sa tunned, et Jumal kõnetab sulle midagi selle inimese kohta, et seda jagada. Tänavatel tihtipeale see on jälle midagi, mis nagu avab nagu inimeste südameid, et okei, kuidas sa teadsid seda minu kohta? Siis mingi, mul on Jumal, kelle häält ma kuulen ja ta tegelikult tahab suhet sinuga nagu ja kõik sellised asjad. Et üks tunnistus näiteks, mu sõber oli, ma mälet täpselt, kus Portugalis, ma arvan, ja ta oli tänavatel, et ta harjutas Jumala hääle kuulmist teiste inimeste kohta. Ja siis ta kuulis nime Johannes ja ta näeb, et nagu mingi see tüdruk, kes seal on, et see käib nagu selle tüdruku kohta. Et okei, ma ei tea, ma proovin. Siis läks sinna, et tere, mis teie nime on, alustas vestlust temaga ja siis on nagu, et kuule, et kas sul on poissõber nimega Johannes äkki? Tüdruk on nagu, et ei ole. Et okei, aga kas sul on vend nimega Johannes? No ei ole. Kas sa tead üldse kedagi Johannese nimelist? Ei tea. Okei. Aga miks sa küsid? Mu sõber vastas, et et ma olen siin väljas, ma harjutan Jumala hääle kuulmist, aga ma ei ole veel kõige parem ja kui ma nägin sind, siis ma kuulsin nime Johannes. See tüdruk mõtleb, et mis asja, et sa oled siin väljas, sa harjutad Jumala hääle kuulmist ja sa riskid sellega, et tulla minu juurde võhivõõra inimese juurde ja nagu täielikult lolliks ennast teha konkreetselt. Sa riskisid sellega, et kui see Jumal, keda sina usud, kui ta päriselt saab rääkida sinuga ja
kui see pani sind niimoodi liikuma võhivõõra inimese juurde, siis see on Jumal, keda ma tahan. See prohvetlik sõna, see ei lenda ka üldse täppi nagu, aga lihtsalt see, et oli, et okei, Jumal, sa nagu see inimene, nagu ma tunnen, ma peaks temaga rääkima ja see on nagu see sõna ja siis lihtsalt oli tema ise nagu. Ja see avas selle tüdruku südame nii väga, ta oli nagu, et vau, keegi nii väga tõesti armastab mind, et ta tahab nagu jõuda minuti, ta tahab rääkida minuga. Üks teine näide, aastaid tagasi, vist mingi aasta tagasi äkki, me olime Tallinnas Tammsaare pargis, kuulutasime ja siis seal oli üks noormees, kes andis oma elu Jumalale. Ja mingitel põhjustel ta oli kodust ilma jäänud. Ja siis minu sõber oli nagu, et et tule nagu meiega, lähme sööme midagi. Siis võtsime ta kaasa restorani, sõime koos ja siis mu sõber ütles, et kuule, et mul on toas nagu vaba voodi, et sa võid nagu seal olla mõnda aega, et saad töökoha, saad jalad alla ja siis liigud ise nagu eluga edasi. Ja ta oli nagu, et jah, et midagi, et mis ma siin tänaval ikka magan ja kolis mu sõbra juurde siis. Ja kuna ta oli Jeesuse vastu võtnud, siis talle tuleks nagu õpetada, et Jumal tahab sinuga rääkida ja et see ei ole lihtsalt nagu surnud religioon, kus sa käid kirikus ja laulad mingeid laule ja siis ongi kõik, aga et see nagu elav suhe Jumalaga. Ja siis ma läksin külla neile ja siis meil on selline nagu samasugune õpetus, millest ma siit praegu läbi lähen, on nagu Jumala hääle kuulmise kohta. Ja me tahtsime talle siis õpetada Jumala hääle kuulmist. Ja meil on nagu mingid küsimused, mida me nagu küsime nagu inimeste kohta, et siis lihtsalt harjutada. Et pärast hiljem te võite nagu paarides harjutada, et sa küsid küsimuse Jumalalt selle inimese kohta. Tihti on hea, kui sa ei tunne seda inimest, siis on nagu lihtsam eristada Jumala häält iseenda mõtetest. Igatahes, aga see kutt oli nagu, et ma ei tea, te võite teha, ma nagu jään mängust välja. Siis mõtlesime, et savi siis. Me küsime Jumalalt küsimuse sinu kohta nagu. Ja siis me küsisime küsimuse, et Jumal, mida see poiss tegi eelmisel nädalal, mis tõi sulle rõõmu? Me teame seda kotti 2 päeva, õrna aimugi, millega ta tegelenud on, kust ta tuleb. Me lihtsalt teame, me nägime teda Tammsaare pargist, andis elu Jumalale ja nüüd me tahame lihtsalt aidata teda ja jüngerdada. Ja ma panin enda silmad kinni, ma näen sellist pilti, nagu just kui kujutlusvõimes, ma näen sellist pilti, et ta on poes, kassas, ja tema ees on üks vanem naisterahvas. Ja see vanem naisterahvas ostab seal mingi puuvilju, juurvilju, nii edasi, aga tal jääb rahast puudu, 2 eurot jääb puudu. Ja siis see poiss annab sellele naisterahvale 2 eurot, et näe siin, et nagu aitas seda naisterahvast. Ma ei tea, tundus nagu, et ma ei tea seda kutti, see tundus nagu Jumala hääl, nagu, et ma ei tea, ma lihtsalt proovin nagu, et kui läks mööda, siis läks mööda. Ja siis mõtlen, et kuule, et ma nägin sellist pilti su kohta, et sa olid poes, seal oli üks vanem naisterahvas sinu ees ja sa andsid talle 2 eurot, et maksta toidu eest. Su kutt vaatab mulle otsa, et mis asja, kuidas sa teadsid? Ma ei rääkinud seda mitte kellelegi. Aga Jumal nägi. Ja olgugi, et tema ei võtnud nagu osa, tema ei proovinud kuulda Jumala häält, siis puhtalt see tunnistus nagu oli tema jaoks sükene, et vau, et Jumal päriselt saab rääkida nagu. Jumalal on erinevad viisid, et rääkida meiega. Kui sul on su vihik või mingi märkmete koht, siis ma annan mingi hunnikus kirja kohti nüüd. Pane need lihtsalt kirja, siis sa saad pärast ise üle vaadata, kus need on ja palvetada nende üle. Aga esimene oleks Johannese evangeelium 10. peatükk ja värss 27. Johannese 10:27. Sa sinna keerama ei pea, pane lihtsalt kirja. Aga seal ütleb selliselt, Jeesus kõneleb seda. Ta ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält, mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ehk siis, minu lambad kuulevad mu häält. Kui me oleme andnud oma elu Jeesusele, siis me kuulume tema karja, me oleme nagu tema lambad. Jeesus ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält. Nii, meil kõigil on mingid tugevamad küljed, mingid nõrgemad küljed, kes on, ma ei tea, näeb hästi palju unenägusid, kes ei näe üldse unenägusid, kes, mis iganes, nagu Jumalal on viis, et meiega rääkida selliselt, et meie mõistame, et meie saame aru, sest tema tunneb meid. Ta tahab meiega rääkida ja ta leiab selle viisi,
et meiega rääkida selliselt, et meie aru saaksime. Nii see võib-olla kõlab nagu mingi täielik tuumafüüsika praegu. Aga piiblis on mingid näited sellest, kuidas Jumal räägib. No, üks näide, eeslid. Mul ei ole seda mitte kunagi juhtunud. Aga see on võimalik. Mis seal veel on? Inglid ilmuvad inimestele. Jaakobus oli siuke kõva vend, et ta isegi kakles ingliga. Pole juhtunud, ma ei tea. Noh, unenäod. Ma olen näinud paari unenägu, aga need olid enne Kristust tegelikult. Et Jumal, ma küsisin, et Jumal, kui sa oled päris, ma tahan sind teada, siis ta näitas mulle 2 unenägu. Pärast seda nagu on olnud võib-olla 1 või 2, aga no ei ole eriti minu rida või nii edasi. Noh, mis piiblis veel leiame? Teised inimesed, kellelgi on prohvetlik sõna. Mis seal veel on? Põlev põõsas, vau. Pole elu sees näinud põlevat põõsast. Aga see on jällegi seal, see tähendab, et see on nagu võimalik, on ju. Et Jumalal on väga palju erinevaid viise, et meiega rääkida. Aga kõige tavalisem viis, kuidas Jumal räägib, on Jumala sõna. Võib-olla sa oled lugenud piiblit ja sa loed mingit kirja kohta ja siis järsku seal on mingisugused salmid, mis nagu hüppavad välja sealt. Sa oled nagu, vau, ma pole seda kunagi varem näinud. Kas sa olete sellist asja kogenud? See on üks kõige ehedam näide sellest, et nagu Jumal kõneleb sinuga selle salmi läbi. Aga samamoodi on Esimese kuningate raamatus 19.12 selline salm. Esimene kuningate raamat 19.12. Seal ütleb, et ja maa värisemise järel tuli tuli, aga issand ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. Nüüd, kui sa loed seda vaikne, tasane sahin, see on suht segadust tekitav, vähemalt minu jaoks. Ma ei tea, kas sul on. Aga kui sa vaatad nagu algtekstist, siis see sahin on tihtipeale tõlgitud kui hääl. Et see on vaikne, tasane hääl. Nüüd kujuta seda pilti. See prohvet on seal käib mingi maa värisemine, aga issand ei olnud selles. Siis tuleb tuli, aga Jumalat ei ole ka selles. Aga siis selle kõige järel tuleb vaikne, tasane hääl. Ja kui ta seda kuuleb, siis ta kummardas maa. Ja tihtipeale, kuidas Jumal, vähemalt minuga, kuidas ta räägib, sul võib olla teistmoodi. Aga tihtipeale, kuidas Jumal minuga räägib, ongi see vaikne, tasane hääl lihtsalt. Et ma olen näiteks palves, ma kogen nagu mingisugune kirjakoht tuleb südamele. Nagu vaikselt. Ma ei ole kunagi kuulnud mingit häält taevast, nagu Jeesus, kui ta ristitud sai, et see on minu poeg, kuulake teda. Mul ei ole seda kunagi juhtunud. Aga see on taas võimalik nagu. Ja ma olen nii palju tunnistusi kuulnud, kus inimestel sellised asjad toimuvad. Aga me peame kuulma seda tasast häält, millega Jumal tahab meid juhtida. Vahepeal sa räägid inimesega, sa koged, et sul tuleb nagu südamesse mingisugune teema või ma ei tea, näiteks keegi on olnud kristlane või nad endiselt on kristlane, aga nad on mingisugusest raskusest läbi läinud, ma ei tea, nad on koguduse poolt saanud haiget või midagi sellist ja neil on tegelikult räme andestamatus nagu südames. Ja siis nad leiavad seal põhjusid, et mööda minna kõigest sellest, mis sa nagu räägid ja siis sa tunned, et sul on nagu andestamatus. Mis asja, nagu mul ei ole andestamatust nagu. Aga siis sa mingi, oota, võib-olla sellel inimesel, siis sa küsid, kuule, et sul on võib-olla lihtsalt andestamatus nagu ja siis sa näed, kuidas lihtsalt hakkab nutma nagu täiega. Selliseid tunnistusi nii palju nagu igal pool lihtsalt. Et me peame tähele panema, seda tuleb harjutada, treenida. See on nagu, kui sa metsa lähed alguses, siis see on nagu lihtsalt mingi rohtu kasvanud, seal ei ole mingit rada, aga kui sa hakkad seda teed pidi käima, siis lõpuks sinna tekib rada nagu. See on nagu Jumala hääle kuulmine, Jumala ligiolus olemine on see, et alguses see tundub nagu mingi džunglist läbi raiumine, nagu et no ma ei tea, ma ei jõua mitte kuhugi, aga siis sa teed seda uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja lõpuks see on nagu kiirtee seal lähed,
paned silmad kinni ja sa oled juba, vau, jumala ligiolu on siin. Kui me paneme tähele sellist vaikest, tasast häält, minu enda kogemuse põhjal on see kõige tihedam, kuidas Jumal minuga räägib. Võib-olla sinu jaoks on need unenäod, võib-olla sinu jaoks on see hääl taevast, ma ei tea, võib-olla eeslid, kuidas iganes, aga Jumal teab, kuidas sinuga rääkida, niimoodi, et sina sellest aru saaksid. Aga see on jälle midagi, mida me peame treenima. See on, nagu Eesti vanasõna ütleb, et harjutamine teeb meistriks. See on kõigega niimoodi, see on evangelismiga, jüngerlusega, Jumala hääle kuulmisega, enda tunnistuse jagamisega, kõigega on see täpselt samamoodi. Aga selle kõige juures, kõige olulisem asi on, ma tahan teile lugeda veel ühe salmi selle kohta, 1. Samueli raamat 3.9. 1. Samueli 3.9. Kui ma neid märkmeid tegin, siis ma mõtlesin, et miks ma Vanast Testamendist nii palju asju võtan, et Püha Vaim tuli ju uuest, aga kui me loeme, siis tegelikult terve piibel on täis sellest, et Jumal tahab meiega rääkida ja meiega osaduses olla, et Mooses oli, tema kohta öeldud, et ta oli mees, kes rääkis Jumalaga nagu oma sõbraga, keda ta tundis palgest palgesse. Ta rääkis Jumalaga nagu oma sõbraga. Vau, ei olnudki kosmoses mingi kauge vend kuskil pilve peal istumas. Nii lahe. 1. Samueli 3.9. See on siis see lugu sellest, kuidas Samuel kuuleb häält ja siis ta läheb Eeli juurde, on nagu, et sa kutsusid mind ja siis Eeli on nagu, et kuule, et mine magama, et ma pole kutsunud sinna. Siis see juhtub nagu 3 korda uuesti. Ja siis 3.9 ütleb selliselt, ja Eeli ütles Samuelile, mine heida magama ja kui sind hüütakse, siis ütle, issand räägi, sest su sulane kuuleb. Et tihtipeale me võime kuulda Jumala häält, aga me ei kuula. Ehk siis me kuuleme, et midagi oli, aga me oleme nagu, et oot, kus see tuli nagu ja siis me hakkame kuhugi, ma ei tea, kuskil täiesti teisele rajale jooksma. Aga kui me võtame selle aja, et okei, Jumal, ma olen siin nagu, kõnele minuga. Me võtame selle aja, Jumal, ma tahan kuulda sinu häält. Mitte, et ma lihtsalt jooksen läbi elu, ma kuulen mingeid asju ja see on nagu mingi raadio sahisemine valel kanalil umbes. Aga et kui me keerame selle raadio õigele kanalile, siis tegelikult sealt tuleb kogu aeg midagi. Me peame selle lihtsalt õigele kanalile keerama. Täpselt sama Jumala häälega nagu. Okei, võib-olla te olete nagu mingi üliprohvetlikud inimesed ja teil on nagu, ma ei tea, ma iga päev näen eesleid rääkimas, mul mingi välku tuleb selgest taevast, nagu mingi full on action käib. See on täiesti normaalne, nagu te võiks mulle siis hoopis õpetada. Aga kui paljud teist on kogenud, et te olete kuulnud Jumala häält? Tõstame käsi. Okei, see on põhimõtteliselt kõik teist. Ma annaks teile mõned küsimused. Me ei hakka praegu siin harjutama, aga pärast hiljem ma julgustan teid, et harjutage lihtsalt, võtke keegi sõber kaasa või lihtsalt täiesti võõras keegi, kes on siin ruumis, keda te ei tea. Ja siis, kuule, et harjutame Jumala hääle kuulmist. Ja siis lihtsalt küsige nagu Jumalalt küsimus selle inimese kohta. Ja üks küsimus võib olla näiteks selline. Jumal, mida sa armastad kõige enam selle inimese juures? Siis sa ühtäkki tunned, et see on alandlik. Aga ma ei tea ju seda inimest. Kas on see, et sa teed selle ususammu, sa astud sinna vee peale. Okei, ma tundsin, et sa oled alandlik. Vau, nii lahe. Jumal on näinud, et ma olen alandlik. Aga isegi kui see läheb täiesti mööda, siis see on okei. See on harjutamine ja harjutamine teeb meistriks. Okei, ehk siis esimene, mis sa võid küsida, on see, et Jumal, mida sa kõige enam armastad selle inimese juures? Teine näide, sa võid absoluutselt kõiki küsida, nagu, mis iganes sul tuleb, ma lihtsalt annan sulle mingeid näiteid. Nagu. Teine, Jumal, mis on mingi kirjakoht, mida sa räägid selle inimese üle sellel eluetapil? Jumal, mis on mingi kirjakoht, mida sa räägid selle inimese üle selles eluetapis ja siis järsku vaat silmad kinni ja sa tunned, et
laul 23. Sa jagad seda. Pead tegema selle ususammu. Jaakobuse kirjas ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Et see nõuab seda, et me astume välja selles usus ja liigume selle usuga kuhugi suunas. Ja kui see läheb metsa, siis jälle, harjutamine teeb meistriks. Ja kui sa juba julgem oled, siis sa võid seda sama asja küsida, et Jumal, mida see inimene tegi eelmisel nädalal, mis tõi sulle rõõmu? Aga siis sealt hakkavad vägevad asjad tulema. Kui see täppi läheb, siis sa oled nagu, vau, nii lahe, Jumal räägib minuga. Julgustan teid proovima. Et Jumal, mida see inimene tegi eelmisel nädalal, mis tõi sulle rõõmu? Okei. Tundub loogiline, tundub lihtne, jah? Küsimusi küsime pärast. Okei. Peame siin veidi edasi liikuma, aga räägime sellisest teemast nagu kurjade vaimude väljaajamine. Võib-olla sa oled siin ja sa oled nagu ma pole elu sees kuulnud, et mingid kurjad vaimud üldse eksisteerivad. Okei, no piiblis on suht palju näiteid kurjadest vaimudest, Jeesus ajas neid päris hunnikus välja. Ühed läksid põrsastesse ja no nii edasi. Aga kurjad vaimud või siis teemonid on lihtsalt rüvedad vaimud. Nii nagu me teame, et saatan oli üks peainglitest, aga kuna uhkus oli tema sees, siis ta visati välja taevast ja ta tuli siia, nüüd ta kiusab meid taga. Ta tahab meie elu varastada, hävitada ja tappa. Ja täpselt sama on teemonitega. Nad läksid koos saatanaga sealt taevast alla ja nüüd nad on siin, et kiusata inimesi, hoida neid vangistuses. Ja tihtipeale, miks inimesed on sõltuvuses, ongi see, et nad on sõltuvuses sellest vaimust nagu. Nad on selle vaimu mõju all ja nad ei suuda ära öelda sellest alkoholist enam või narkootikumidest või millest iganes. Tihtipeale need on need põhjused. Aga ma ei tulnud siia nüüd, et kuidas selgitada, kuidas inglid ja teemonid töötavad, vaid kuidas neid lihtsalt välja visata. Markuse 16. ja värss 17 ütleb selliselt, et kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime. Ehk siis pastor Ivo nivel me ajame välja kurja vaime. Ei. Jeesus oli see, kes ütles seda. Markuse 16:17. Näevad minu piiblis oli 17. Okei. See oli Jeesus, kes ütles, et oma jüngritele, enne kui ta taevasse läks, et minu nimel te ajate välja kurja vaime. Ehk siis Jeesuse nimel me saame ajada välja kurja vaime. Okei, lihtne, loogiline. Nüüd, nendega on tihtipeale selline lugu, ma ei tea, kas teil on kogemust või ei, see on okei. Tihtipeale, kui on ülistus ja Jumala ligiolu tuleb ruumi, siis nad hakkavad manifesteerima. Nad ei suuda olla ühes ruumis koos Jumala ligioluga. Samamoodi, kui evangeeliumit kuulutatakse. Ma ise olin sellel aastal 6 kuud Etioopias, kus me korraldasime sellist suurt evangeelset üritust kogu linnale. Ja viimasel õhtul tuli 40 000 inimest sinna staadionile, et kuulda evangeeliumit, et palvetada haigete eest. Nad saaks vastu võtta Jumala enda ellu. Ja puhtalt sellel hetkel, kui kuulutatakse evangeeliumit, seda, mida Jeesus on teinud meie eest risti puhul, kurjad vaimud hakkavad manifesteerima, sest nad tahavad võtta tähelepanu enda peale, et inimesed ei kuuleks evangeeliumit. Lisaks see, et nad ei suuda olla selle Jumala väe juures. Ja siis, sa võid näha nagu absoluutselt igasuguseid asju, kes karjub täiest kõrist, kes hakkab oksendama, kes roomab maas nagu mingi uiss, mida iganes nagu. Pole vahet, mis asja nad teevad nagu. Sa saad aru, et need on mingid märgid, et okei, siin on mingi kuri vaim ja sellest tuleb lihtsalt lahti saada. See tuleb nagu välja lüüa sealt nagu.
aga piiblis on samamoodi lood sellest, kuidas Jeesus ajas välja kurja vaime. Näiteks Markuse evangeeliumi 9. peatükis. Markuse 9, 25-27. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitlas ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule tema sisse kunagi tagasi. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis üles ja poiss tõusis püsti. Ehk siis seal on mingi suur rahva hulk, aga seal on üks kuri vaim ühe poisi sees. Ja Jeesus hakkab sõitlema seda, et sina keeletu kurt vaim, mine välja temast. Ta konkreetselt käsib tal lahkuda. Jeesus ei tule, et isa, ma palun sind, et see kurim vaim võiks ükskord välja minna. No kaua ta sealt välja läheb, lihtsalt no palun, saada ta välja. Ei, ta konkreetselt võttis autoriteedi selle vaimu üle ja lihtsalt saatis ta välja. Kao minema. Ja täpselt sama on meil. Jeesus ütles, et minu nimel tahate välja kurja vaime. Jeesuse nimes meil on autoriteet, et tahad välja. Kõik kurjad vaimud, samamoodi on haigustega. Sa tahad nad välja. Ja kurjad vaimudega on väga lihtne. Nad kuuletuvad väga lihtsalt. Nagu eile ma lugesin, et Jeesuse nimi on üle iga nime, nii taevas kui maa peal kui maa all. Jeesuse nimi on üle iga nime ja iga põlv nõtkub ja tunnistab, et Jeesus on issand. Piibel ütleb, et teemonid usuvad, et Jeesus on issand, aga nad ei ole kunagi meelt parandanud lihtsalt, sellepärast nad ei kuulu talle. Kui me käsime Jeesuse nimes, et kurjad vaimud lähevad välja, siis nad lähevad välja. See võib olla praegu, kui sul ei ole kogemus sellega, see võib olla nagu, et okei, see on kahtlane, see on hirmus ja ma ei taha sellest rohkem midagi teada. See on okei, aga see autoriteet ei ole minust. See ei ole sellest, kui palju mina hommikul palvetasin, see ei ole sellest, kui palju ma olen täna enda piiblit lugenud. See ei ole sellest, kui palju ma paastusin viimased 6 aega. Jeesuse nimel me jääme välja kurja vaime. See on nii lihtne nagu. Seda tuleb samamoodi, sa pead lihtsalt usus välja astuma ja lihtsalt tegema. Nüüd, tõenäoliselt Eestis sellist asja ei juhtuks, aga Aafrikas meil on sellised telgid, mida me kutsume snake pitiks. Ehk siis, teemonite telk, jah. Ehk siis, kui on nagu teemonid või kurjad vaimud, kes manifesteeruvad jutluse ajal, siis nad võetakse rahvast välja ja viiakse sinna telki, et nagu üks-ühele nendega tegeleda, et nad ei võtaks selle ülejäänud rahva tähelepanu ära. Ja nüüd, kui sa lähed sinna telki, siis sealt sa võid näha igasuguseid huvitavaid asju. Näiteks, keegi on võtnud enda kätte piibli ja lihtsalt peksab sellele demoniseeritud inimesele piibliga pähe. See ei tööta nii. Okei, mis näited ma veel olen näinud? Keegi on võtnud vett ja seda lihtsalt inimesele näkku valanud. No see ka ei tööta. Me võtame lihtsalt autoriteedi Jeesuse nimes ja me jääme ta välja. Okei, kuidas see praktiliselt välja näeb? Ütleme, et sa kuulutad evangeeliumit või ma ei tea, koguduses käib mingi ülistus või sa oled tänavatel, sa lihtsalt tahad jõuda Valga linna rahvani ja sul tuleb, sa näed, siin on mingi kurjast vaimast vaevatud inimene. Kui see kuri vaim nagu manifesteerub, näiteks karjub täiest kõrist, esimese asjana sa tahad, et see kuri vaim jääks vait. Jeesuse nimel ole vait. Ja nad on vait. Okei, mida sa edasi teed? Sa tahad rääkida selle inimesega. Sest see vaim hakkab sul mingit täielikku soga ajama, nagu nad vahest räägivad vastu, see on suht naljakas minu arust, aga esimesel korral võib veits ära ehmatada. Aga sa tahad rääkida inimesega. Sest kui see vaim räägib, siis tema ei taha sealt välja minna. Aga nüüd, kui sa saad selle tähelepanu inimesele, vahest sa pead talle võib-olla koputama veits põse peale, kuule, ärka üles, oleks hea, kui sa tead ta nime, ma ei tea, Joonatan, ärka üles, mida iganes, lihtsalt ürita suhe luua selle inimesega
mitte nüüd selle vaimuga. Okei, Joonatan tuli teadvusele, sa küsid, kas sa tahad vabaks saada? Ja nüüd on ülioluline hetk, kui ta ütleb jah, siis sa lähed edasi, kui ta ütleb ei, siis sa pead austama seda, mis ta ütleb. Sest kui ta ei taha vabaks saada, siis sellest ei ole mingit tolku. Okei, ütleme, et Joonatan tahab vabaks saada, ta ütleb jah, ma tahan vabaks saada. Okei, mida sa teed? Mina ei saa mitte kedagi vabaks teha, mina ei saa mitte kedagi päästa, mina ei saa mitte kedagi tervendada. Ehk siis lihtne, ma juhin ta Jeesuse juurde. Ülilihtsalt jagad evangeeliumit. Joonatan, patt on lahutanud sind Jumalast. Ja kui sa jätkad sellel teel, sa lähed igavesse hukatusse ja sa oled eemal Jumalast. Jeesus tuli, et surra sinu pattude eest, et võtta see enda peale, kui ta suri risti puhul. Ta maeti, kuid 3. päeval ta tõuses taas. Ja täna, kui sa parandad meelt, sa pöördud tema poole, sul saab olema igavene elu. Kas sa tahad seda? Jälle, jah või ei? Kui nad alguses vastavad, jah, nad tahavad vabaks saada, aga siis nad ei taha Jeesust vastu võtta, siis on see, et okei, sa pead võib-olla selgitama, et Jeesus on tõesti ainus, kes saab sind vabaks teha. Okei, ütleme, nad tahavad Jeesust vastu võtta. Ühid nad päästepalvesse. Nüüd, Piibel räägib sellest, et kui me tunnistame oma suuga, et Jeesus on issand ja usume enda südames, et Jumal on ta üles tõstnud 3. päeval, siis meid päästetakse. Ehk siis päästepalve ei ole mitte midagi muud, kui tunnistad, et Jeesus on sinu issand. Selles on vägi, kui sa tunnistad seda oma suuga. Ja kui sa ei tea, mida palvetada, siis palveta evangeeliumit lihtsalt. Jeesus, ma usun, sina surid minu pattude eest. Jeesus, ma usun, sina tõusid 3. päeval. Jeesus, sina oled minu elu issand. Ülilihtne. Ei pea olema 5 minutit pikk mingisugune kuskilt palveraamatust. Väga lihtne, väga konkreetne. Et ta tunnistab, et Jeesus on tema issand, et ta pöördub ära enda patust. See on tema enda tunnistus. Ta kutsub Jeesuse enda ellu, et ta võiks saada patust vabaks. Ja nüüd, kui ta kuulub Jeesusele, ta on andnud oma elu Jeesusele, siis tegelikult kurjadel vaimudel ja saatanal ei ole mitte mingit väge selle inimese üle enam. See on see hetk, kus sa palvetad ja käsid, et see kuri vaim läheks välja. Sa juhtisid selle inimese päästepalvesse ja seal samas lihtsalt sina, ma ei tea, paned talle käsi peale, ütled, et Jeesuse nimel kuri vaim kao välja sellest inimesest ja see on see koht, kus see kuri vaim tõenäoliselt manifesteerub uuesti, sest ta lihtsalt läheb välja. See on okei, kui ta karjub. Ja tihtipeale seal võib olla palju neid vaime, iganes, et see võib nagu aega võtta. Kui nüüd kuni selle hetkeni, mis ma just kirjeldasin, kui seal vahepeal hakkab kuri vaim manifesteerima, sa teed täpselt sama, sa ütled talle, ole vait ja sa lähed tagasi enda jutuga, et Joonataniga rääkida ja jagada talle evangeeliumit ja juhtida ta päästepalvesse. Okei. Kas see tundub loogiline või see on juba täiega keeruline? Olge lihtsalt ausad. Loogiline? Okei, hästi. Nii, ehk siis sa saad aru, seal on kuri vaim, sa juhid inimese Jeesuse juurde, ta teeb päästepalve, siis sa ajad ise selle kurja vaimu sealt välja. Ja nüüd on ülioluline see, et see sama tempel, meie ihu on nagu tempel, püha vaimu tempel, et see saaks täidetud püha vaimuga. Enne kui ma sellest räägin, siis ma tahan teile lugeda ühe kirjakoha Matteuse evangeeliumist 18, 43 ja 45, kuni 45. Matteuse 12, 43 kuni 45. Need on jälle Jeesuse sõnad. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paikupidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja tulin. Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud. Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast. Ja nad tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimane lugu läheb pahemaks kui esimene. Ehk siis, me juhtisime kellegi Jeesuse juurde, me ajasime kurja vaimu välja ja siis on võimalus, et me oleme nagu, et tore, saad Jumala laps, tšau-tšau ja siis me läheme minema, aga ta tempel on tühi, tal ei ole püha vaimu. Ja siis see kuri vaim, kelle me just välja viskasime, käib põuaseid paikuda, otsib kohta, kuhu minna, otsib uut inimest või sellist templit. Ja ta ei leia ühtegi, sest ta on nagu, et kuule, ma olen tagasi sinna, kust ma tulin.
ja siis ta tuleb ja vaatab, et see tempel on tühi, see on lihtsalt korda tehtud. Tai, ma võtan oma 7 veel jäledamat sõpra kaasa, me lähme elame seal. Ja siis selle inimese elu läheb veel hullemaks, kui see oli enne. Ehk siis on ülioluline see, et me juhime kellegi Jeesuse juurde, võtab Jeesuse vastu ja me palvetame, et ta saaks täidetud püha vaimuga. Sest püha vaim, nagu kristlane, kes on täidetud püha vaimuga, tal ei saa olla teemonid samal ajal sees. Nagu ühte templisse ei mahu 2 loomust, nagu paha ja kuri, need ei mahu sinna ühte kohta ära. Et see on kas püha vaim või mingisugune kuri vaim, nagu, et seal ei ole mitte mingi sellist, no ma võib-olla, ma ei tea, ühe jalaga siin, teisega seal, et ei, on üks või teine, see on nagu väga mustvalge. Täpselt nagu evangeelium, kas jah või ei. Ülilihtne. Okei. Ja nüüd võib-olla sul on küsimus, et kuidas ma palvetan kellegi eest, et ta võiks saada püha vaimuga täidetud või kuidas see toimib? Samamoodi Jeesus andis meile ülilihtse näite Luuka evangeeliumist. Luuka 11, 9-13. Kuidas saada püha vaimuga täidetud? Jeesus ütleb, ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab, iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kelle poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao. Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Kui ma seda loen, siis ma näen 2 kriteeriumit, et püha vaimu vastu võtta. Esiteks, me peame olema Jumala laps. Kui me palume enda isa. Kui me ei ole Jumala laps, siis ta ei ole ju meie isa. Okei, ehk siis ma võtan Jeesuse vastu, ma olen saanud Jumala lapseks. Check. Teine, ma pean küsima. Ja kui ma küsin, siis isa annab mulle, sest ta on hea isa. Kui ma küsin, et isa täida mind oma püha vaimuga, siis ta annab mulle oma püha vaimu. Ja täpselt samamoodi me juhime teisi inimesi sellesse. Me oleme juhtinud Jeesust vastu võtma, ta on saanud Jumala lapseks. Me käisime sellel kurjal vaimul lahkuda. Ja nüüd täpselt samamoodi me jätkame, see on nagu siuke pikem palveosadus justkui võib nimetada. Et ta võtab Jeesuse vastu, sa ajad kurja vaimu välja, see võib kõik üks osa olla, sa ei pea seal mingit pausi tegema või selgitama, mis toimub, lihtsalt mine sellele nagu pärast selgitad. Ja siis seal samas lihtsalt, kuule, et sa oled Jumala laps, sa kuulud Jumalale ja Jumal tahab anda sulle oma püha vaimu, et sul võiks olla osadus Jumalaga kogu aeg. Kõik, mis sa pead tegema, sa pead küsima. Ja samamoodi lihtsalt nagu päästepalvega, et sina palvetad eest, tema palvetab sinu järel. Püha vaimuga ta täpselt samamoodi, et ta küsiks oma suuga seda. Ta tihtipeale ei oska seda küsida, aga sina annad nagu sõnad talle, mida palvetada. Aga et see tuleks tema suust. Püha vaim, tule ja täida mind. Ja siis sa võid seda lihtsalt korrutada, nii kaua, kui ta saab püha vaimuga täidetud nagu. Ja siis seal samas sa võid ise tema eest palvetada, et püha vaim, tule ja täida teda praegu, anna, ma ei tea, uuenda tema sees, mis iganes, nagu lihtsalt täiega lihtsalt püha vaimu palvetada peale. Ja sealt saavad igast huvitavad asjad juhtuma. Üks selline huvitav asi juhtus näiteks Saksamaal selle aasta alguses. Meil oli tiim ja me toetasime ühte teist tiimi, kes seal linnas oli. Meie tiim läks sinna eesmärgiga, et evangeelset üritust korraldada, aga me alati töötame koos kohalike kogudustega, kohalike teenistustega, et me ei ole seal, et teha mingit oma rada, vaid et ei, me lähme kõik koos nagu. Ja seal oli üks teenistus, kes käis bordellides evangeeliumi kuulutamas nendele naistele. Aga neil oli sinna tiimi nagu kutte juurde vaja, et kes bordelli väljas evangeliseeriks nagu mehi, enne kui nad sinna sisse jõuavad, et siis on mõlemal tiimil aega, et inimestega rääkida. Siis me oleme, et muidugi, me oleme siin evangelistid, et me tahame kõigile kuulutada. Igatahes oli esmaspäeva õhtu, mingisugune märtsikuus, õues on külm, õues on pime ja sa oled kuskil bordelli parklas konkreetselt. Siis me oleme sõbraga nagu, et huvitav, millal siis esimene inimene tuleb, on siuke haudvaikus ja siukse lendab takso sinna parklasse. Nagu, et okei, me peame ta kinni püüdma.
sealt tuli mingi mees välja, suht purjus oli omadega. Ja me lihtsalt kohe hüppasime talle ette, et oleme, tere, kas te inglise keelt räägite? Noh, see oli Saksamaal, me kõik kumbki saksa keelt ei rääkinud, siis ta nagu, et no jaa, mis sa tahad? Me oleme siin, et öelda sulle, et Jeesus armastab sind. Siis ta vaatab sellise segaduses näoga otsa, et asja nagu, millest sa räägid? Aga siis ta tegi enda jopelukku lahti, ta tõmbab sellise suure keti välja, tal on suur rist kaelas, ta nagu, et jaa, ma tean, et Jeesus armastab mind, ta on surnud minu pattude eest, ta tõusis 3. päeval ja ta on andnud mulle igavese elu. Ma nagu, et mida sa siin teed? Nagu, et noh, jah, on mingid mured, ma ei tea, mingid probleemid. Igatahes me hoidsime teda seal vestluses. Ja siis ta mingi hetk avas, et jaa, et tead, et ma olen katoliku kirikus üles kasvanud ja ma usun Jumalat ja ma palvetan iga päev, ja mul on olnud elus 1000 probleemi. Ja ma olen kõikide nende asjadest palvetanud ja palunud Jumala abi ja Jeesus on ära võtnud 999. Aga see üks asi on ikka veel seal, see alkohol on seal, no ma ei saa lahti sellest, no. Siis ma jagasin kiirelt enda tunnistust, kuna minul oli enne Jeesust probleeme alkoholiga. Ma jagasin talle, et tead, Jeesus, kui ma kogesin teda, siis ta võttis selle ära. Mul oli alguses probleem, aga kui ma kogesin teda enda magamistoas, siis ma ei läinud mitte kunagi tagasi sinna, sest ma lihtsalt kadus isu selle järgi nagu. Siis ta nagu, et vau, see on lahe. Ja siis ma pakkusin, et kuule, aga palvetame koos selle sama asja vastu praegu. Ja ma usun, et Jumal teeb sind vabaks. Ta nagu, et jaa, et ma olen üksi palvetanud, aga ma ei ole kellegi teisega koos palvetanud. No palvetame siis. Me moodustasime sellise palveringi seal bordelli parklas nagu öösel kell 12. Me hoiame seal kätes kinni 3 kutti. Seal mingid kaamerad vaatasid meie peale, et ma ei tea, mis need seal sees mõtlesid. Aga meil oli igatahes lõbus. Ja siis me juhtisime ta nagu pääste palvesse, et taas Jeesus enda südamesse võtta. Ja siis sealt samast me läksime ka, et öelda lahti alkoholist. Ta ise oma sõnadega tunnistaks, et ma ütlen lahti alkoholist. See on rõve mulle, ma ei taha seda, Jeesus tule ja tee mind vabaks. Ja siis sealt me palvetasime, et püha vaim tule ja täida teda. Selle otseselt ei manifesteerunud mingid teemonid, aga tal oli lihtsalt see alkoholisõltuvus. Ja seal samas me lihtsalt murdsime selle sõltuvuse, Jeesuse nimel sõltuvusele katki, püha vaim tule ja täida teda. Pärast seda palvet teeb silmad lahti, ta nagu, wow, midagi on nii teistmoodi. Siis nagu, kuulge, istume maha. Siis me läksime sinna maja ette, istusime, nagu seal olid mingid pingid, istusime sinna maha ja siis ta nagu, et kuulge, et ma arvasin, et ma tulin õigesse kohta, aga pärast seda palvet nagu, et see on nii vale koht, ma ei taha sinna minna nagu. Ma pean koju minema, ma pean oma naise ja laste juurde, ma pean koju minema ja siis ma nagu, et oot, ära veel mine, et vahetame kontakti nagu, et ühendust hoida ja sind kogudusega ühendust. Nagu, et mul telefoni pole kaasas, ma enda numbrit ka ei mäleta, aga igatahes me teadsime, et siin mingi nurga taga on üks kogudus. Me ütlesime, kuule, tule pühapäeval sinna see kell, et lähed üles. Ütles, et jaa, aga et aitäh teile, et ülilahe on. Ja aitäh, et te peatasite mind. Ta oli nii tänulik, et nagu sa nägid ta silmades sellist muutust ja ta pööras ümber ja kõndis kodu poole. See on nagu kõige ehedam näide meeleparandusest, nagu et sa oled teel, et teha pattu, sa koged Jeesust ja siis lihtsalt pöörad otse ringi ja lähed koju. Võimalik vaid Jeesusega. Sellest peaks mingi uue telesaate tegema. Ja. See nõuab omajagu julgust ja ka kuuletumist Jumalale, et lihtsalt välja astuda ja lihtsalt teha seda, mida ta on nagu öelnud, et meile teha. Amen. Ja tead, Jeesus saatis kõik oma jüngrid välja 2 kaupa. Isegi kui sa koged sellist asja üksinda, no vahest võib-olla tuleb ette kuskil, ma ei tea, Maxima poes, võib-olla kuskil banaani ostes, aga täna samamoodi me läheme välja 2 kaupa. Et sa ei ole kunagi üksinda seal, sul on sõber kaasas. Kui sa ei tea, mida teha, siis küsi sõbra käest. Koos te saate hakkama. Amen? Okei, paljud teist võib-olla nüüd, et ma ei tea, kas ma tahan täna tänavatele minna, kui mingid sellised asjad seal toimuvad. Ära muretse. See tegelikult ei ole nii hirmus, kui see tundub praegu. Sa tuled tagasi ja täna õhtul saad veel, vau, ma selle treeningu ajal olin nagu, et ma ei tea, kas ma tahan minna, aga tegelikult kui ma tagasi tulin, siis see on nii lahe, ma tahan uuesti minna nagu. See on alati nii. Mina olen
aktiivselt kuulutanud evangeeliumit juba, ma ei tea, paar aastat. Mida rohkem ma seda kuulutan, seda rohkem see tuleb elavaks minu sees, seda rohkem ma nagu, et ma tahan seda veel kuulutada, siis see on nagu tsükkel, mis lihtsalt ei lõppe, see nagu kasvab kogu aeg minu sees, nagu et ma tahan kuulutada, ma kuulutan ja siis see tahe kuulutada kasvab veel enam nagu. Ja see evangeelium on nii elav ja aktiivne, see on nagu, sa ei saa lihtsalt tagasi hoida seda. Okei, kas nüüd kurjad vaimud ja nende väljaviskamine on loogiline? Jah? Okei. Lahe. Tead, kui sul kõik see meelest ära läheb, siis mäleta seda, et Jumala vägi, evangeelium on Jumala vägi päästeks, okei? See toob kogu nagu Jumala hääle kuulmise, kurjad vaimud ja tervenemise nagu kokku selles samas. Et Jeesuse ristipuu läbi on tegelikult meil vägi teha neid asju. Amen? Okei. Läheme kiiresti läbi sellest, kuidas palvetada haigete eest. Teate, mulle õpetati sellist asja. Evangelisti ameti kõige lihtsam töö on haigete eest palvetamine. Sest sina ei tee seda. Sina ei tervenda neid. Jeesus tervendab. Mina lihtsalt lähen, palvetan ja liigun edasi. Eile meil oli niisugune aeg, kus me palvetasime haigete eest. Kui paljud teist nagu kogesid Jumala tervendavat väge eile? Üks. Tean siin mõned tulid tunnistama. Okei, no üks oli. Minu arust eile 2 tükki tulid tunnistama. Aga jaa, Jumal tervendab ja see on Jumala tahe, et tervendada. Ja tervenemine on täpselt samamoodi. See on midagi, mis avab inimeste südameid evangeeliumile, Jumalale. Näiteks minu sõber, ta oli samamoodi Saksamaal, olime tänavatel, kuulutasime ja siis seal on mingi siuksed teismelised, klassitäis teismelisi, mingi 14-15 aastat vanad. Su sõber jooksis sinna gruppi sisse, nad olid nagu tänavatel. Ja siis ta jooksib sinna nagu, et kuulge, et kas teil kellelgi on valu kehas kuskil midagi, siis see üks vend on nagu, et jaa, et mul nagu on põlvega mingi jama, on ju. See on nagu, et kuule, et kas ma tohin palvetada su eest, et tihti, kui ma palvetan inimeste eest, ma näen, et nad saavad terveks. Kahtlane, aga ma ei tea, eks sa proovi siis. Ja seal on mingi 14-15 aastased ja neid on mingi 10 tükki seal, on ju. Ja siis mu sõber on nagu, et okei, Jeesuse nimel sa terveks. Davai, testi enda põlve. Testi, ei ole kadunud. Ja kõik hakkavad naerma. Tervendaja tuli välja siin nüüd. See on nagu, et okei. Kuule, tihtipeale ongi see, et esimese korraga ei saa, aga et palvetan teist korda veel. Siis on nagu, et eks sa siis proovi, Sõber peab käe põlve peale, ütleb, Jeesuse nimel sa terveks. Davai, testi enda põlvest. Testib ja ei ole terve. Ja kõik naeravad veel rohkem. Siis ta on nagu, et veits on juba piinlik, et nagu, mis ma siis nüüd teen või nii. Siis ta on nagu, et okei, kuule, anna mulle 3. võimalus, nagu viimane kord, siis ma jätan rahule teid nagu. Okei, eks sa siis palvetad see viimane kord veel. Vaab käe põlve peale, ütleb, Jeesuse nimel ole terve. Davai, testi nüüd. Testi vist on mingi, et asja, valu kadus ära. Ja siis kõik need poisid on nagu, et mis asja, kuidas see võimalik on? Ja siis nad lihtsalt vaatasid suurte silmadega sellele mu sõbrale otsa nagu, et mida sa just tegid? Räägi meile, mis just juhtus? Jeesus tuli, et surra meie pattude eest. Nad olid nii avatud evangeeliumile. Kui ta küsis hiljem, kes teist tahab praegu siin samas teha selle otsuse, et järgida Jeesust? Kõik poisid tõstsid oma käe, kaasa arvatud nende õpetaja. Selline lihtne, mingil määral hullupöörane samm, et minna ja lihtsalt teha ennast lolliks natukene nagu kellegi ees. Kõik naersid ühe korra, nad naersid teist korda nagu. See on ikka suht ebameeldiv nagu. Samamoodi Jeesus, seal oli üks pime mees, kelle eest ta palvetas 2 korda, et kui Jeesus palvetas 2 korda, et kui palju enam meil võib seda ette tulla? Et kui inimene ei saa esimese hooga terveks, siis ära lase sellest ennast kurvastada. See ei ole nii nagu, see ei sõltu sinust. Sinust sõltub see, et minna ja lihtsalt esindada Jumalat, et tervenemine või kurjade vaimude väljaajamine ei ole see, et ma täna hommikul palvetasin 5 tundi, mul on nüüd selline vägi, et kõik terveneda nagu.
see ei toimi nii. Või et ma olen täna lugenud terve prohveti Jesaja raamatu läbi. Raudselt ma näen tervenemise täna. Et ma olen viimased 40 päeva paastunud. Ei, see on Jumala vägi. See on sellest, mis Jeesus on teinud risti puhul. Jeesuse nimel me ajame välja kurja vaimi ja samamoodi me tervendame inimesi. Amen. Okei, ma tahan teile lugeda paar kirja kohta ja siis me kiirelt praktiseerime seda. 1. Peetruse 2:24. Ta tsiteerib siin tegelikult prohvet Jesajat. Aga 1. Peetruse 2:24. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie olles surnud patule elaksime õigluses. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Ehk siis samamoodi apostel Peetrus kinnitab siin seda, et see ei ole kuidagi tema vägevus või suurus või see, et ta on apostel, et selle tõttu toimuvad tervenemised. Ei, see on Jeesuse vermete varal on tulnud meile tervis. Amen. Okei, ja no ma ei tea, kui kaua teie olete kristlased olnud, aga tihtipeale kogudustes kristlaste seas on see, et okei, ma tean, et Jumal on võimeline tervendada. Ma tean, et Jumal saab tervendada, aga ma ei tea, kas ta tahab mind tervendada. Ja Jeesus ütles, et ta teeb seda, mida ta näeb isa taevas tegevat. Ehk siis tema oli perfektne esindaja, nagu et ta esindas Jumalat, ta oli Jumal, aga ta on selline perfektne eesmineja, eeskuju, et näidata, mis on Jumala tahe. Ja kui see on üks lugu Luuka evangeeliumis 5. peatükis, kus üks mees, kes on täis pidalitõbe, läheb Jeesuse juurde täpselt samamoodi. Ta ütleb, et issand, kui sa tahad, sa võid mind teha terveks. Kui sa tahad, siis sa võid teha mind terveks. Pidalitõbi sellel ajal oli väga-väga jube haigus. Sa ei tohtinud elada enda perekonna juures, sa ei tohtinud isegi linnas elada, sa pidid kuskil eemal põllu peal elama, kuskil täiesti uhkes üksinduses, eemal inimestest, eemal kõigist. Kui sa katsuksid seda lauda, siis kõik inimesed kutsuks seda lauda ebapuhtaks, sest siin on sinu haigus peal nagu. Sellel ei olnud mingit ravi. See oli nii jube, et aja tõttu su jäsemed hakkaks küljest ära kukkuma. Põhimõtteliselt sa läksid sinna üksindusse elama ja ootad surma lihtsalt. Ja selline mees läheb Jeesuse juurde, et sa oled võimeline mind tervendama. Kui sa tahad, sa saad mind terveks teha. Ja Jeesus vastas talle, ma tahan, sa terveks. Ja koheselt see haigus oli läinud. Jeesus tahab tervendada. Jeesus tahab meid tervendada. Ja samamoodi, kui Jeesus palvetas haigete eest, ta ei öelnud, et isa, ma palun sind taevast, et sa kuuleks mind siit maa pealt, seda väikest olematut inimest siin, palun tule ja tervenda see inimene mu ees. No ei palvetanud nii, ta ütles, et Jeesus, et saa terveks, haigus kao minema. Samamoodi ta võttis autoriteedi selle üle ja lihtsalt käskis sellel kaduda. Nii lihtne. Me teeme seda täpselt samamoodi. Kui inimesel on mingi haigus, ma ei tea, põlvevalu, seljavalu, mis iganes, siis ütleme, et Jeesuse nimel valu kao, ole terve. Davai, testi nüüd, testi oma põlve, testi oma... Sa näed, kuidas imed hakkavad sündima. Okei, kas siin ruumis on keegi praegu, kellel on mingi valu, haigus, ma ei tea, liigestes, kus iganes nagu. Kui sul on, siis tõsta oma käsi. Okei, siin on 3 inimest. Okei, hoia oma käsi üleval. Nüüd teised, vaadake siin ruumis ringi ja minge nende inimeste juurde ja pange oma käed neile peale, aga ära palveta veel, palveta koos minuga, okei? Ma teen sulle nii lihtsaks, kui vähegi saab. Me ei hakka tegema mingit 5-minutilist religioosset palvet kuskilt palveraamatust, vaid me konkreetselt käsime tervenemist ja siis me vaatame, mida Jumal saab tegema, okei? Okei, kõikide juures on keegi? Teie tõstsite ka käe, eks? Minge keegi tema juurde ka selle tagumises pingis.
okei. Nüüd pange oma käsi selle inimese õlale näiteks. Ja siis palvetage koos minuga, öelge, et Jeesus, ma käsin sellel haigusel kaduda. Kõik valu kao. Oled terve. Amen. Okei, lõpeta palvetamine ja las see inimene testib nüüd. Kui tal oli põlvedega, las ta proovib oma põlvi liigutada, kui tal oli õlaga, puusaga, mis iganes, et testida. Okei, kas kirjaküsimus, kas need, kelle eest palvetate, meil on 3 inimest, kas keegi teist praegu sai esimese palve peale sai terveks? Tõstame käsi, kui jah. Okei, no mul juhtub kogu aeg seda, et keegi ei saa esimese palve peale terveks, et siis palvetame uuesti lihtsalt. Paneme oma käed neile peale. Ja ütleme samamoodi, Jeesuse nimel valu kao. Oled terve. Amen. Okei, proovi, testi oma keha, ihu. Okei, kas keegi on saanud terveks, nagu täielikult terveks, sa tulid siia, sul oli valu ja see on nüüd täielikult kadunud? Kui jah, siis tõstame käsi. Okei, kas see on vähemalt paremaks läinud? Kui jah, siis tõstame käsi. Okei, ühel on paremaks läinud. Okei. Noh, ma ei tea, mina palvetaks 1 korra veel. Okei, samamoodi. Jeesuse nimel valu kao. Ole terve. Jeesuse nimel. Amen. Okei, proovi nüüd. Kas sa oled terveks saanud, kas on... Okei, võib-olla mitte. Kas see valu on väiksemaks läinud, et see on parem, kui see oli enne? Kui jah, siis tõstame käsi. Kuku! Kas on paremaks läinud? Ei? Ai. Kas sul on paremaks läinud? Jah? Okei. Kuidas teil? Amen. Okei, kuna meil hakkab aeg vaikselt otsa alla jõudma, siis lõpetame selle praeguseks ära, aga üks naisterahvas tunnistas, et tal on valu vähemaks läinud, mis on juba halleluuja. Et lõunapausi ajal me võime nende eest veel palvetada. Aga eile tulid 2 naisterahvast tunnistama, et nendel kadusid põlvevalud ära. Ja samamoodi Piiblis on üks lugu sellest, kuidas Jeesus, seal olid 10 meest täispidalitõbe, kes tulid Jeesuse juurde ja Jeesus ütles, et mine ja las see nagu näita ennast preestrile ja siis, kui nad läksid, nad said terveks. Samamoodi see naisterahvas tagumises pingis ütles, et kui ma koju lähen, siis ma saan terveks. Ma olen seda täielikult oma silmaga näinud, kus ma olen jutluse lõpetanud ja seal on mingid inimesed, kes ei ole terveks saanud. See on kogu aeg juhtub niimoodi, et seal on need, kes saavad ja need, kes ei saa. Ma ütlesin, et ma ägasin seda sama lugu. Jeesuse juurde tulid 10 meest täis pidalitõbe. Ja Jeesus ütles neile, et mine ja lase preestrile ennast näha ja kui nad läksid, siis nad said terveks. Ja seal oli üks naine, kellel oli südamega probleem, südamerütmi häired või midagi sellist. Ja ta ei saanud seal teenistusel terveks, aga ta läks koju. Ta tegi mingi testi, ta nägi, et ta südamerütm on täiesti korras. Ja siis ta tuli meie järgmisele teenistusele ja siis ta tunnistas sellest. Et Jumal tervendab. Tihtipeale me ei saa aru, kuidas see toimib, miks see toimib või miks see ei toimi. Aga oluline on mäletada seda, et okei, see ei ole minu vägi tervendada, see on Jumala vägi. Ma ei saa võtta auhiilgust selle eest, et keegi sai terveks, sest kui ma saan seda võtta, siis ma olen ka süüdi selles, kui keegi ei saa terveks. Ja samamoodi ma ei ole süüdi, kui keegi ei saa terveks, sest mina ei saa võtta au selle eest, et keegi sai terveks.
see kuulub kõik Jeesusele, okei? Et see võtaks nagu seda survet maha nagu meie pealt, okei? Amen. Keegi rääkis mulle, et lõunapaus on 12:30 vist või? Okei, siis mul on 7 minutit. Okei, nagu te mäletate, siis Elisabeth alguses rääkis sellest, et 95% kristlastest ei jaga oma usku. Esiteks, sest nad ei tea, mida rääkida. Noh, selle me katsime täna ära, et sul on tegelikult küllalt rääkida. Ja teine põhjus on see, et nad kardavad. Ja järgmise 7 minutiga kaob ka see ära. Eile ma rääkisin sellest, et me peame alistama oma elud Jeesusele, et Jeesus oleks meie esimene. Et me käiksime kuulekuses temale, aga ikka võib olla see, et ma kardan, ma nagu, introvert olen, ma olen seal oma kastis kinni. Ja see oli täpselt minule täpselt samamoodi. Aga kui ma nagu hakkasin käima selles, et okei, Jumal, sina kõnetlesid minuga, ma tahan olla sulle kuulekas. Siis ma hakkasin enda sellest, ma kuulutasin nagu sõja inimhirmule minu elus. Ma ennaga, et okei, ma ei karda inimesi, ma lihtsalt lähen. Aga samamoodi, kui me saame kogema Jumalat, Jumal saab selle ära võtma meilt. Nagu ta saab ära võtta selle inimhirmu ja meil on sees see, et ma tahan rääkida inimestega. Ja kui see tahe on sinu sees olemas, siis tegelikult lihtsalt mine sellega, nagu sõida sellega, lihtsalt nagu rong, mis ei peatu ei millegi ees nagu. Aga ma tahan teile lugeda ühe kirjakoha Luuka evangeeliumi 9. peatükist. Sa ei pea sinna pöörama, lihtsalt võtta vastu. Ma räägin teile ühe loo, nagu te olete aru saanud, mulle meeldib lugusid rääkida. Aga Luuka evangeelium, Jeesuse evangeelium. Luuka evangeeliumi 9. peatükk ja salm 26. Need on Jeesuse sõnad. Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning isa ja pühade inglite kirkuses. Ja see sõna häbeneb. Me tunneme häbi erinevate asjade pärast siin elus. Tihtipeale selle pärast, mida me oleme teinud või tegemata jätnud. See on nagu koorem meie peal. Ma tunnen sellist häbi, et ma tegin mingit sellist asja. Ja tihtipeale see saab olla meile takistuseks, et mitte Jeesusest rääkida. Ma häbenen tunnistada oma sõpradele Jumalast, sest ma ise ei ela veel perfektset elu. Mul on ikka mingisugused võitlused siin elus. Ma häbenen tunnistada, vaatavad, et missugune kristlane sa nüüd siin oled siis umbes. Ja selle sõna, ma tahan selle sõnaga seoses rääkida teile ühe loo. Teile meeldib lugusid kuulata, on ju? Okei. Kui paljud teist teavad, mis asi on allveelaev? Jah? Okei. Kujutage ette üks kollane allveelaev. Okei, siuke väikene. Okei. No, kuidas allveelaev toimib? See on laev, mis sõidab vee all, eks? Tema eesmärk on jääda märkamatuks. Nii. Ja on sellist sorti kristlased, keda mina kutsun allveelaeva kristlasteks. Ja kui ma sulle nüüd varba peale astun, siis aga ma usun, see on midagi, mis Jumal tahab sult nagu ära võtta ja nagu anda sulle täieliku vabadus, et lihtsalt käia selles, mida tema on sind kutsunud. Sellel teel, millel tema on sind kutsunud käima. Aga kuidas allveelaeva kristlane toimib, on see, et nad on sügaval vee all, vee põhjas, seal madalikul, nagu seal põhjas. Ja laupäeva õhtul see allveelaev hakkab tulema üles. Ja pühapäeva hommikul jõuab kirikusse. Ja siis nad laulavad kooris. Püha, püha, püha on issand meie Jumal. Halleluuja, halleluuja. See on nagu inglid uues Jeruusalemmas laulmas. Nii võimas, nii vägev. Või kui nad istuvad sinu selja taga, et avad oma suu, et palvetada, siis sa mõtled, et vau, see apostel Peetrus on surnust üles tõusnud. Nii vägev palve on. Terve pühapäev nad tõstavad oma käsi ja laulavad ja kiidavad Jumalat. Aga pühapäeva õhtul see allveelaev pöördub. Tagasi seal merepõhjas. Ja esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja kogu tee laupäevani välja. Nad on seal
vee all, kulgevad seal merepõhjas. Ja kui sa kohtud neid töö juures või koolis või turul või poes või kus iganes, sa kunagi ei mõtleks, et nad on uuesti sündinud kristlased. Nad teevad nalja täpselt samamoodi nagu see maailm. Nad käivad riides täpselt samamoodi nagu see maailm. Nad petavad täpselt samamoodi nagu see maailm. Sügaval seal merepõhjas. Ja igal laupäeva õhtu nad hakkavad sealt taas üles tulema, et pühapäeval tulla kirikusse. Allveelaeva kristlus ei ole see, milleks Jumal on meid kutsunud. Jeesus on kutsunud meid olema tema tunnistajad. Ja tihtipeale see hirm inimeste ees, mida ta küll minust arvab? Mida ta küll ütleb selle peale, et ma lähen talle Jumalast rääkima? See hoiab meid tagasi selles hirmus. Ta ei taha sinu sõber olla, kui sa räägid talle Jumalast. See töökaaslane ei taha sinuga koos tööd teha, kui sa räägid talle Jumalast. Apostel Peetrus jutlustas, 3000 inimest said päästetud. See on vägev, see on võimas. Aga kui Stefan jutlustas, ta sai märtriks. Nad jutlustasid täpselt sama evangeeliumit, aga see vili, mis nendest välja tuli, oli teistmoodi. Erinev. Me peaks olema juhitud selle järgi, mis see maailm arvab, mis see maailm kiidab heaks, mida see maailm üldse arvab. Nad ei jaga Jumalast mitte midagi. Nad teevad asju oma äranägemise järgi. Inimhirm ei tohiks meid tagasi hoida sellest. Jeesus on kutsunud meid olema tema tunnistajad. Ja kui sa vaatad seda sõna, see kirjakoht, mida ma mõtlen praegu on Apostlite 1:8, et kui püha vaim tuleb teie peale, siis te saate väe pühalt vaimult, et olla minu tunnistajad, ütles Jeesus. Ja see sama sõna tunnistajad kreeka keelest tuleb sellisest sõnast nagu martoos või martiras. Ja see on see sõna, kust me saame selle eestikeelse sõna märter. Et Jumal annab sulle väe olla tema märter. Tunnistada isegi siis, kui sa seisad surmaga silmitsi. Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu. Ei ole andnud meile arguse vaimu. Ja enne kui me lõunale läheme, ma tahan küsida sinu käest, et kui sinul on inimhirm täna siin paigas, kui sa oled seda kogenud varem, kui sa praegu tunned, et see nagu väga kõnetas mind, ma tahan palvetada koos sinuga. Meie tiim tuleb ja palvetab samamoodi sinu eest. Et see inimhirm kaoks, läheks minema, et sa võiksid käia selles julguses ja vabaduses. Et sa tunned rõõmu sellest, kui isegi inimesed ütlevad sulle halvasti, sest sa käisid neile Jumalast kuulutamas. Peetrus ütleb, et lugege seda rõõmuks, kui teid taga kiusatakse. Mis lollus see veel on? See on see, et minu rõõm on Jumalas, mitte milleski muus. Amen.